Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Naaniga, Persse podcast, pohmellipäev. See mul lõpp on putsis selle. Igatahes me ei hakkagi parandama. Hei, pohmellipäeva kuulaja. Kui sa oled ka Külapoe podcasti tulihingeline jälgija, siis võib-olla oled sa pannud tähele, et täna on kuidagi juhtunud väike õnnetus. On tekkinud Külapoe episood, kus külaline on Mattias Naan ja nüüd on tulnud pohmellipäeva episood, kus on külaliseks Külapoe podcast ehk Karl-Alari Varma ja Ardo Asperg. Võiks öelda, et see on kogemata, aga kui ma sellest juba niimoodi siin alguses räägin niimoodi sujuvalt, nii et see ei ole mingi cutaway kodus salvestatud telefoniga paanilist asi, siis see on täiesti planeeritud niimoodi. Disclaimer. Vaata järjekorras niimoodi, et alusta äkki Külapoest ja siis meie, sest et salvestusjärjekorrad olid nii, et Külapoe me tegime tuuri ajal ja nüüd on tuur veel lisashowd käivad. Külas on siis Külapood, Karl-Alari Varma, üks neist kämmidest on sinu, Lehvita. Ütle ka midagi, see on heli. Tere, mina olen Karl. Ja sa võtsid nii, me läksime lihtsalt, see oli psühhoosne, kuidas sa suuga maimisid kaasa neid oma pohmellipäeva introsõnu rülirõõmsal ja siis läksid ametlikuks. Just, kohe ametlikuks. Ja ma kardan. Just, ja siin on ka teisel diivanil on Ardo Asperg. Hei, joo. Külapood siin sinu lähedal. Sinu lähedal. Ja sinuga koos. Just, ja kuna kõik oluline info tuleb alguses ära anda, siis on kindlasti väga oluline öelda, et meil veel suvetuuri lisashowd käivad. Kui sa oled Rakveres, palun ära mine Nublule. See Vallikäärus, Vallikraavis või Vallikäärus või Vallikraav. Tead, vaata kuskil mujal Nublu. Nublu, Sadu ja Vaiko Eplik laval, nad tulevad veel. See on nagu jah, see on nagu selline mainstream, vaata me oleme nagu underdog selline. Just, nagu underdog. Tegelikult sa saab mõlemale minna. Underground. Ongi jah. Sest ma vaatasin, et nagu Sadu ja Nublu ja Vaiko Eplik, nemad lähevad alates kuskil 9 ja 22.30 lavale. Perfect. Ja tegelikult, kui me teame midagi kontserditest, siis kui kell 9 peaks keegi lavale minema. Siis on juba läbi, Arvad, et Sadu läheb kell 9 lavale. Ehk, et kui sa juba, kui sul on juba nagu see 40 näkku perele makstud on ju, siis miks mitte tulla enne Sadu ja Nublu vaatama ka Uku-Aru muusikamajja Huumoriklubi suvetuuri. Siuke väike hea elamus enne, kui tuleb teine hea elamus. Miks mitte? Come on, palun, please. Aega ju on. Jõuab küll. Aga te võite, ma nihutan ühte kaamerat veidi liigutan, te võite siis rääkida kuupäevad alates teisipäevast. Suumi nagu välja rohkem või? Kas see on see nihutamine, kus ma näen, et see minu oma tõmbad lihtsalt kaugemale, et ma kaadrisse mahuks. Aga kuupäevad ja meil on veel tulemas nüüd see, kui õigesti välja läheb, siis tegelikult 12. Tallinn on välja müüdud, 13 on Viljandi meil, tulge Sakalasse vaatama, Viljandis alati tore, pidime lisaka panema, juba päris hästi läheb, nii et kui sa veel kohta tahad, siis ole kiire. Just. Ja Tartuga on sama, meil on 14. 2 showd, kell 6 algab 1 ja teine hakkab kell 9. Haige. Ja siis viimane on meil Rakveres ja ma ütleksin, et kui me muidu oleme niisugune 2 tunni sisse ära mahtunud, on showd, me oleme suvetuuri teinud mitu aastat ja 2 tunni sisse on ära mahtunud, siis see aasta neist Keila show Lardot kahjuks ei olnud, sest on lisakal, sest meil olid tal olid muud ülesanded tol ajal. Kohustused, missioonid. Me saatsime ta desanti. Me läksime ikka üle aja. Me lõpetasime ikka mingisugune 21.10. Me oleme hakanud nautima. Aga Rakveres me seda kindlasti ei tee. Rakveres lõpeb varem ja te jõuate Sadule. Et kui te kuulete või siis te kuulete seda, jah. Miks ma Departedi tiimi hakkasin? Võib-olla meil ongi nagu see, et suvetuuril ongi lihtsalt mingi konstant, et see lõpebki see kellaaeg, vahet pole tegelikult mitu nagu tüüpi laval on. Võiks 3 tükki ka olla. Ma jätaks hea meelega seti pooleli lihtsalt. Ega mul mingid üllatusi ei tule. Mitte, et sa oleks seda varem teinud, peaaegu oleks tuuril. Võib-olla 3 korda. Kurat, mul oli Keila seal, ma enam ei ütle teile, millal mul on olnud siuke ma küsisin ka veel enne, kuidas tervis on. See oli kõige hullem, ma lootsin, et vaata nädal aega on vahepeal pausi olnud, et sul on tervis paremaks läinud, et tuuri elust oled maha. Küsisin, kuidas tervis on, ja vaatas mulle otsa, et eile panin peaaegu pildi taskusse ja ma nagu mida? Sul on võimalused olnud. Ma olin erapeal veel kaugel maal. Ja sellepärast on ka oluline, miks sa kuuluvad Külapood Mattias Naaniga osa enne, kui
Mati Snaani podcast Külapoega, sest kõik eellugu sellele, et millest me praegu räägime, on seal juba kaetud, nii et ma isegi ei hakka lahti seletama siin, vaata enne Külapoega osa. See Marveli universum, vaata, et sa pead olema 3 filmi tagasi näinud seda, siis sa tead, mis toimub. Aga jah, Keilas oli see, et sattusin seal enda soovi järgi hostima ja siis õhtujuht olema. Ja kusjuures mitte isegi esimene on see avamine, show avamine on selline närvesöövam kõige on ju. Oleks loogiline, kui seal on midagi on ju. Aga just teise poole mingi seti ajal vaatasin nagu mingi hetk sain aru, et ma vaatan lihtsalt maha ja mõtlen, et kas ma nüüd pean skvattima hakkama, sest keegi mulle soovitas, et skvatt võtab nagu südame puuperdamisel. Mõtlen, et ma olen kõike söönud. Aga, Karl, äkki sina kui medikamentide ekspert, äkki sa oskad mina kui hästi haigi inimene. Visuaalselt haigi. See, et sa krae üles paned varsti, sa ei päästa midagi. Ma pidin pikkade varrukatega panema, sest see on nagu paistes. Täna siin on nagu, see on rõve, vaata, mul on sooned väljas. Kas sul on see emergency turvavöö lõikamise tera on kodus olemas, et saad särgi seljast lõigata pärast? Jah. Tavakäär, ei ma jätan ta peale, see on lahe, ma arvan. Kus seisab siis, mul on teooria, et kuna mul on need peaaegu nagu pilttasku hetked on tekkinud ka niimoodi, et ma ei ole nüüd nädal aega joonud, mul on kõht täis, mul on keha suhkrut täis, on ka siis tekkinud. Ja ma olen nüüd näinud, ammustanud läbi, et türa see võib olla ühest asjast nimega Maaloks. Sest ma olen võtnud, Maaloks on see renni, sama mis renni, mis võtab kõrvetiste vastu. Ja näiteks sellel siis, kui ma ütlesin, et mul eile läks pilttasku, ma olin üle eraüritusel ja siis, ma olin ka vähe söönud, aga see, et ma olen vähe söönud, ei ole mul varem kunagi pilti tasku pannud. Aga eks keha on midagi mul muutnud niimoodi, et kui mul on kõht veidi tühi, suhkrut võib-olla vähe ja ma võtan selle Maaloksi peale, siis on mingisugune... Vaata, kui sul on see paber on kaasas, mis karbis sees oli. Mul on. Sest seal võib vaadata neid kõrvalmõjusid, kui seal on üks mingisugune 10 inimesel 12 tekib iiveldus ja asjad, siis me vist saime võitja. Anna paberi siia, anna ekspert. Nii suuri asju paned suu või? Üks leht. Ma ei ole nii suuri tablette näinudki. See siin on sõnum Pohmellipäev Mati Snaaniga podcasti peasponsorilt Puffilt. Siia taustale ei tule mingit dramaatilist muusikat ega mingit räiget spordirokki. Ma ei pane siia alla mingit counterit, mis jätaks mulje, et sul on hästi kiire. Keegi ei hakka siin hõikama, et aga see pole veel kõik. Pole mingit ootamist. Kõik on kontrolli all. See on lihtsalt üks väga professionaalselt filmitud segment, kus ma mainin sõna Puff. Puff. Super. Sorav, ei mingit puterdamist, õige nivoo ja keegi ei ehmatanud. Sellega lõpebki tänase episoodi Puffi segment. Püsige teie seal, kus te olete. Aitäh, Puff, et toetad Pohmellipäev Mati Snaaniga podcasti. Ja lähme tagasi tänase osa juurde. Puff. Nutsutamist. Saad aru, et seda ei ole kunagi avatud. Sa näed neid kortse. Siin ei ole kordagi piilatud. Aga kusjuures seal on midagi muutunud. Kes ikka hakkab. Sest minu meelest varem selle sai lihtsalt pohvult osta, aga nüüd iga kord, kui ma olen seda ostnud, apteeker küsib kasutamist, siis teate, jah? Või siis ta näeb näost ära, et mingi neid valgeid verelibleid. Tegelikult saad teada, et on toimunud mingi ravimi recall. Palju inimesi on surnud, vaata. Mulle meeldib, siin on hoiatused ettevaatusabinõud, on ju, et pidage nõu arsti apteekiga või meditsiiniga, kui teil on neelamistakistus. Ja vaata, kui suured need on ilmselgel. Ja siis, ja kui neerupuudulikkus ka. Neerud on korras, ma loodan, et on. No, loodan, et Muud ravimid ja Maaloks. See võib võtta nii. Maaloks võib mõjutada teiste ravimite toimet või teised ravimid võib mõjutada Maaloksi toimet, kui sa võtad, muid ravimid üldse võtab midagi või? Ei. Okei, siis ma ei hakka seda isegi lugema. Siis jõuame, kus on... Ainult cool tablette võtan. Rase ei ole. Iga päev ei ole. Aga imetad? Tead, kui ilusti küsitakse. Siis võin... Mõnikord paned kassidele veesti taldriku peale. Sooja piiva. Neid siin võimalikult... Nii, kus me on siis?
nagu kõik ravimid võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kui kõigil neid ei teki. Nii, soovitatud annustes tekivad kõrvaltoimed aeg-ajalt on siis 0,1 kuni 1% ja 1% vahel. Jah, noh, need siis. Immuunsüsteemi häired mis nad aitsilised? What? Väikene probleem. Ei, ma pole 80-ndatel homoseksuaal olnud. Ma olen praegu. Aga ma võtan maaloksid. Ehk siis teadmata ülitundlikus reaktsioonid nagu sügelus, nõgestõbi, angiodeem ja anafülaktilised reaktsioonid. See šokki ei ole läinud vahepeal. Seda pole olnud. Järsku kõri. Siis on seedetrakti häired, aeg-ajalt kõhu lahtisus, kõhu kinnisus. Seda on iga päev. See on teisel Seda oli enne ka. Toitumine. Mulle meeldib õhtuti tellida koju endale Circle K wrapperit. Ja kui sa ütled wrapperit, ma sain eile teada, me rääkisime sinu Circle K orderist, et sa tellid nagu 2 tükki ja siis see on ainult sulle. Ja kellelegi, kes iganes Kristelil kordagi ei ole see, et Afriikaid tahad, no oleks pidanud küsima. What can I say? I'm an independent boy. Ja siis väga harv on hüpermagneseemia, mida on täheldatud pikaajalise magneesiumhüdroksiidi manustamise neerukahjustusega patsientidel. Ehk siis see ei ole sellega. Põhimõtteliselt ei ole muud. Ei ole. Sellel ei tohiks muud probleemi olla. Putsis. Nii et põhjus on siis, jah. See on seda Dr. House'i vaja. Jah, ma olen teinud kõik testid. Ma tegin selle Synlabi testi ka. Ma sain, seal olid, mõngid asjad olid oranžis. Kui me võime detailseks minna, aga vaatame. Kas sa tahad rääkida oma tervisest? Midagi siis pohhi. Sa oled sisse logitud juba. Ma ei tea, kas me hakkame siin ja kohe. Vaatame, mitu nanomooli detsiliitri kohta. Kas see on nagu norm? Kas saab, Smart ID-ga saab sisse, sest sealt ma sain teada, et meid Karliga üks asi ühendab, aga siis jõuamegi selleni, kui meil on ametlikud asjad ees juba. Siis ma saan tõsta pinget siin hoida, seni kuni ma sisse login. Tõesti, see üks asi on, mis meid ühendab. Ja mulle meeldib, ta on jah full hacker, meil on siis vana see hackerid filmi I'm in the mainframe. Aga mis see on siis veri või? Me oleme verevennad, me oleme tegelikult. Te oleksite väga head nagu kuskil filmis vennad. Nagu, kui te mängid. Kui sa labame ära jääks ja vuntsiga. Ma olen nõus filmi jaoks oma topeltlõuga näitama. Meil on sama kogust, nagu kui me tagasi tõmbame. Ja tagasi. Türa, nüüd sa läksid üle piiri. Läksid enda kohta sama. See oleks see, vaata, et kui nagu keegi mingi inimene, kes näiteks sind ei tea, siis peaks olema kuskilt Sloveeniast võib-olla. Ja siis kui talle nagu näidata sina ja Karl ja Johannes küsida, et nagu, kes on vennad siit. Ma arvan, et vastus oleks nagu ilmselge. Teemet on, jah. Sest tegelikult mõttes sa näed välja nagu suht üks-ühele nagu mu noor isa. No kui mu isa noor oli, mitte mul on uus noor isa. Mul on uus noor isa nüüd. Nagu isa noor isa. Mitte ei lapsendanud, vaid ma vanemdasin uue inimese endale. Pimatädi. Nii, hemoglobiin korras. Teine vereasi korras. Erütrotsüüdid, see on normist väljas. See on siis niimoodi, et ütleme, norm on 4,5 kuni 5,7, mul on 4,29. Ehk siis nagu ma komakohad. Väikesed asjad, ega veres, seda on ju palju mul. Jah, ümardad, siis läheb nagu norm. Siis on mingi MCV. Mul on mingi 16 liitris, ma ei tea, palju verd tegelikult. Näiteks on mingi MCV, norm on 82 kuni 95, mul on 95,1. Sellepärast ma olen nii, et no time to deal. Aga siis kolesterool normist väljas. No, sa oled üle 30. Kui sa oled üle 30, sul on kolesterool korras, siis õpi elama. Õpi elama, naudi elu. Proovi või saia süüa korragi elus. Oled sa croissanti vahele veel pand võid või? 0-5 peaks kolesterool olema, mul on 5,1. Nii et pole veel nagu nüüd chatist inimesed on please, stop now. See on su viimane võimalus, sa oled juba surnud.
siis on LDL kolesterool, see on sama ja nüüd me jõuame selle juurde, mis meid Karliga ühendab. No tõenäoliselt kolesterool võib-olla ka. Oi, kindlalt. Terves mu suguvõsa kolesterool, suur probleem. Aga jõuame nüüd ma olin esimene kolesterooli beebi muuses Eestis. Patient zero. Suur probleem oli. Ta pandi eraldi sinna palati, siis muidu nakatad teised beebid ka oma kolega. Ja neil oli see probleem, et nagu ma määrisin õed ära, nagu ülivõine olin. Sa tulid ja sa polnud platsentaga kaetud, vaid võiga. Kõik tulid, kas see on see kole beebi? Juba lühend tekkinud. Nii, aga jõuame. See on kole 89. Mis see oli? COVID-19 ja kole 89. Tule vaata kõige koledamad beebi. Uus tunni nimi, kole 89. Kõik on, mis see backstory on hästi? Mul oli betooni beebi, mu esimene, teine, ja siis oligi see kole beebi ka. Väga beebipõhine, vaata. Sul on lapsepõlve traumat üli palju, Karl. Nii, okei. Jõuame. No scrollisime hästi pikalt, see oli siis, ma ei tea, lõpu viimane asi. Kas kolesterool oli sul oranž või kollane, ütleb nii-öelda? Oranž, jah. No väga head, oranž või punane. Tehtud niimoodi lihtsaks, et lapsed saavad ka roomalt. See on paha värv. Roheline on hea. Ja kus juures üldse mitte sponsor, aga Sündläbi on tore see, et kui ma olen 2022 käisin sama asja tegemas, siis tal on need alles ja ta paneb sulle tabelisse, näitab, et nagu viimane oli siin, nüüd on siin ja mul seda kõikumist on suht minimaalselt, mõni on isegi paremaks läinud, sest 2022 oli nagu Covidi lõpp, et siis oli nagu kõigil maksad läbi ja nagu täid saab putsist nagu. Ehk et see on isegi hea, et mul on umbes sama. Aga jõuame... Sa oled oma Covid elustiili jätkanud. Ma ütlen, see on see, mis ma tahan... See on luksus, kui saab. Ma olen nii palju vaeva, et ma saaks jätkata Covid elustiili. Covid 2026, 27... Never stop. Aga see ongi vaata see, kus sa käid iga öö suvetuurid sõidad tagasi koju. Sa ei tea, et võib väljas olla. Sa oled nagu ikkes veel, kutid! Kas te ei tee veel Zoomi komedit enam? Mul on kõik erakad, nii et ma teen Zoomis. Teil on monitor olemas. Ma teeks. Ma nii teeks. Ei, laugh tracki paneks juurde. Ei, mul päriselt naersid. Mul oli mikrid lahti. No nii. Aga räägi välja oma... Eel viimane, kusihappe. Norm on 202 kuni 417. Mul on 422. Ja skaala näitab 834. Nii et ma ei huvituks. Ja ta teeb, sa näitad. Ja varsti te võiksite olla selline. Visuaalselt polegi väga näha. Me lihtsalt backstory't tean, et sul on see läinud siis... Aga sa tahad katsuda seda? Ei taha. See on väga soe. See on valus. On soe. Aga sul ei ole valus, kui keegi katsub? On küll. No siis ma ei taha sulle halva teha. Ta eile mainis, Karl mainis, tuli lavalt maha niimoodi. Ja siis mainis, et ma ei saanud mikrit üleval hoida. See käsi ei lähe sirgeks praegu. Ja siis ma hakkasin pärast tegin ringe ümber sinu selles mõttes, et kui ma sust möödusin, läksin kaarega, siis ta enne ütles, et kui keegi mul küünanukki vastu läheks, ma lihtsalt tõenäoliselt karjuks valust. Sellepärast mul ei olegi relvaluba, sest ma oleks ennast ammu maha lasknud. Peida kõik juhted ära, stutsid. Ei, praegu on fine, aga see on niisugune valu, ta läheb, see on podagra. See on seaduses kirjas ka, et sa ei saa relvaluba taotelda, kui sul podagra on. Ja tal vahepeal on tõesti, kui tuleb nagu, ja ma mõtlesin ka, et mul on kõik korras, vaata, ma olen hoidnud suht seda, sa pead puriini vahest nagu dieeti hoidma, alkoholi ei joo, eriti, seda ma ka ei tee, ma olen hoidnud seda, kõik nagu cool, aga siis tuleb välja, et ma arvan, et mul on koffiinis on probleem, et diureetikud ma lasen oma vee liiga kiiresti nagu kehast välja. See on see kiirendi, jah? Jah, diureetik tähendab seda, et seal on parem see kiiremini. Ehk siis kõik need mingid puht kohvi ise ja mingid biliifid ja... Kurat, ma oleks selle monsut pakkunud. No seda ma ei ole nüüd joonud 2 aastat kohe vist. 1. septembrist saab 2 aastat. Ühtegi energiajooki. Aga nagu kohvi peale läksin üle, jah. Ja kohvi, mul on tunne, et see on nagu... Ja tegelikult on kofeiin ka selles Pepsides ja Coca-Colades. Kui te vaatate, nüüd on tulnud uus, näiteks Coca-Ton, kus on see must, mis on kofeiini... See on kuld, jah. Terve aeg, ma tundsin küll vahepeal, et ma olen skämd, sest ma mõtlesin, see on ammu kadunud nendest jookidest kofeiin nagu. Et ta on lihtsalt nagu mõnus siirupijook ja mingisugune...
herbid ja mis iganes. See on hea jah, et vahepeal nagu seda ei olnud leida eriti, seda mingites poodides vahepeal oli, aga nüüd on tulnud nagu uus patch, nagu uus disain, uus, nad on committinud sellele. Rahvas nõuab. Hei podcasti kuulaja. Kuna naan on õigetpidi ja tagurpidi lugedes täpselt sama ja ka Alexela on õigetpidi ja tagurpidi lugedes täpselt sama, siis me pidime ju käed lööma. Selle nimi on palindroom, kui on nagu naan ja Alexela on nagu niimoodi lugedes samad. Igatahes Alexela kohvikpood tanklatest leiad kõik, mis vaja. Kütus nii sulle kui su autole, viimase hetke kingitus naisele või mehele, muud erinevat ja põnevat maitsvat nodi soojalt, külmalt või vedeliku kujul. Lisaks elektriauto laadimise võimalused üle Eesti ja kui soovid, võid isegi terve oma koduse elektripaketi ka Alexelasse üle tuua. Alexela, energia kogu eluks. Ma korra vaatasin, mis see podagra inglis keeles on, see on Gaut. Davai. Luuvalu ütleb veel. No jah. No ta on, sest mis ta siis toimub on ju ja sa võid guugeldada how painful is gout on ju. Sest ta on siukene, tal nagu sul tekivad siis see purin, siis tekib kusihape nagu on ju, tekib sul kehasse ja siis keha hakkab seda ladestuma ja tekivad kristallikesed, nagu kusekristallid, mis siis tekivad nõeteks ja lähevad sul liigestesse. Tavaliselt on see varbastesse, eriti suur varbas. Varbad, pahlu kanti, jala välisküljele, sest vaata, sul on hästi palju konti ja luid nendes jalgades. Aga siis küünarnukki võib ka lüüa ja mul harva lööb küünarnukki ka. Aga see vist hakkab või sa lööd, saad mingi ärritus enne ja siis... See juhtub öösel tavaliselt. See tuleb öösel lihtsalt, et sul on nagu see hakkab tulema valu sisse, sa oled nagu, et no see on läbi. Et see ei ole niimoodi kohe, et lähed istud kohvikusse maha väike latte ja kõik liigesed. Ta hakkab tulema ja siis ma joon hästi palju vett juurde, on ju võimalikult seda, et välja saada, aga mõnikord ta lihtsalt on erroris. Aga mis siis mis see nagu leevendamiseks siis tegema peab, palju vett jooma? Põhimõtteliselt, et sa hüdreeritud oleksid, et sa saaksid selle välja endalt ja siis läheb aega lihtsalt ja valuvaigid aitavad ka väga palju. Väga palju. Teeme siis kaasaegselt teeme. Hei, kui valus on podagra efekt mehe kehale? Podagra ehk kusihappe kristallide ladestumine liigestasse võib olla tõesti väga valus, nagu terav põletav valu, mis tuleb äkki. Tihti öeldakse, et isegi linapuudutus võib olla täiesti tolumatu. Valu intensiivsus on inimeseti erinev, aga paljud kirjeldavad seda kui elu kõige hullamat valu. On sul hetkel selline mure? Ei, mul on hästi, sõber Karlil on. Mis ma Karlile peaks ütlema? Soovitaksin sellist kõige leebemat ja sõbralikumat lähenemist, et Karl räägiks oma perearstiga. Et kui valu on tugev, liigest tunetab või on palavik, siis ärgu ta oodaku. Arst saab anda ravi, leevendada põdetikku ja valu, see ei ole asi, millega peaks üksi hakkama. Okei, aitäh. Miks ta mu perearstint oli? On mu küsimus. Jälle paar vihmametsa maha võtta. Saime veits küsida. Täpselt ja jälle üks jalgpalli väljaku täist. Aga see on nagu vaata, ta ütleb, et oi, nii jube valu, nagu see on veits mõnitav, vaata, mida sa robot seal räägid, sul ei ole keha isegi. Umbes sama, kui sul on ramm otsas ja overclockid. Aga öeldakse sama nagu enam-vähem inimesed, kellel on olnud see. No meestel on teissugune, aga öeldakse sama valus kui sünnitamine või näiteks neerukivid. Fuck, seda on. Siuke sarnase. Kui meeste puhul siis nagu päraku kaudu suure junni sünnitamine. Ma isegi ma ei võta seda sööta vastu. Ma pärast panen laugh track'i siis. Selline, mis tuleb niimoodi külg ees. Ei, nagu suur junn, aga läbi nokku. Sa tegid, sa ei öelnud liiga ropult, see liha. Väga hea. Ma tegin, aga mõte oli väga õõvastav, aga nagu see jäi sinna piiridesse, et see võib ETV-s olla. Nad ei ropenda. Ma muretsen su sponsorite pärast. See, nad on chillid. Aga mulle meeldib see, et kui te nüüd vaatasite, kallis kuulaja, vaatasite ära külapoe osa koos minuga, mis me tegime Tartu katusel, siis seal meil oli läbi korraks jutt Karli hästi kitsastest ja veidi number väiksem tossudest ja nüüd me räägime kaudist, mis paneb jala paistetama.
ma tean. Kas sul on praegu ka? Aga jalgadel ei ole täna kauti. Mul täiesti fine. See ongi võib-olla see, et vaata kaut tahtis minna jalgaga liiga kitsas oli, siis ta surus tagasi üles küünarnukk. Antikaut tossud. Aga see on muuseas, te näete, kui sa näiteks pahkluu endale ära tõmbad või mingisugune jalavigastuse saad, siis öeldakse, et kindlasti ära jalanõud enne ära võtta, kui sa kiirabisse jõuad selle pärast, et siis ta ei lähegi sul rohkem paiste, kui see jalanõu lubab. Sest kui sa võtad nüüd jalanõu ära ja pärast siis kõik see veri tuleb see reaktsioon paiste ära ja sa ei saa enam jalga seda tagasi. Okay. Selles mõttes on õige, ma ei lasegi kaudil tekkida. Täpselt, ehk siis kõik jalanõud maailmas on tegelikult nagu paljud ei tea seda, kõik jalanõud maailmas on kaudivabad. Kõik on paistetuskindlad. Paistetuskindlad. Uus Nike Air Max paistetuskindel, vett hülgab. Aga logo on kuidagi veits off. Ja keskelt on logo on holding on for dear life. Ma olen see viimane, mis hoiab. See kratsi Tom Hardy seal. Mul ei tule nimi Mad Maxi seal. Üks mul lemmik enda Kaudi lugusid, mis mul on palju vana häid. See on hea soundbite, lemmik Kaudi lugu. Üks Podagra vestmisi. Podagra nurk Karl-Lari Varmaga oli siis, kui mul oli jalgades, kui ta lööb jalga, ma olen nii harjunud, see valu on nagu ma talun selle kuidagi ära, kõnnin edasi, mul on küll kepp, mis on selle jaoks vajalik, ja siis, aga ma olin Edinburgis, ma olin just läinud ja mul oli ka suur Kaudi attack enne seda just olnud ja see oli aasta siis, kui ma just nagu avastasin, et mul nagu kaut on Podagra see, ma avastasin, et mul on miks see naljakas? Teil oli Kaudi mesinädala periood. Reisid Kaudi reisi. Aasta koos minuga maailma. Ei no kui on nagu valus, on valus. Mul on reis plaanid, kuu aega ma lähen, ma teen tööd edasi. Keegi küsib lennukis, kas siin istub keegi, ei see on mu Kaudi. Palun teie lähedus on füüsiliselt valus. Nii, jah. Ja siis oli, aga siis ma tahtsin ka nagu paar päeva, kui sa Edinburgis oled või kuskil, sul on võimalus näha ka loodust, on ju, seal on ilus loodus ka lähedal, Šotimaa mäed ja asjad. Ma mõtlesingi, et aga ma lähen Mäkke. Et noh, et küll natuke valus on, aga ma sain ju Mäkke minna. Ja siis kõik ütlevad, et Arthur Seat, ülilihtne minna, keset linna, näed ilusti suur vaade, hea, tore on. Ja okei, ma siis lähen, teksapüksid on jalas, jope seljas, kepp on kaasas, on ju. Ja siis lähen ja leian, et natukene järsk on küll see mägi. Leidsin selle mäe üles ja vaatan, et võib-olla päris järsk on. Aga no, mis see on, kõik ütlesid lihtne, et äkki lähebki lihtsaks. Vaata, võib-olla esimesed paar seda on mingi jama, noh, mis iganes on. Panin siis kepi nööriga nagu, mul on nööri seal ka, käib selle selja mul niimoodi. Ja siis hakkan siis minema ja mingi hetk ma vaatan, ma pean suht nagu nelja käpukiliselt üles minema, aga väsimus on ka juba, on ju. Noh, et veits konarlik on. Ja olen seal üleval ja ma tead, ma vist ei jaksa ikka üldse, et jalg on ka all väriseb, on ju. Ja siis vaatan alla ja mõtlen see hetk, kus ma saan aru, aga kuidas ma üles sain üldse? Kuidas ma üldse üles sain? See ei ole tegelikult normaalne, ma ei julge alla, ma see kindlasti, aga ma pean mingi medikopter endale tellima, mis siin toimub. Ja siis maatan üles ja mõtlen, et okei, ma tegelikult võib-olla üles veel kuidagi saan. Ja siis hakkasingi puhtalt toorelt panin mingi see, mis on see viimane jõud, mis sul kehas on enne surma. Panin selle käsi mööda, ronisin ülesse. Nagu lihtsalt jalad ka praktiliselt puutud. Ma panin mööda inimest, kes oli nööridega seal küll. Nagu harrastus. Alarsikk oli seal. Aga saad sa aru, et nüüd läks neist mööda tüüp, kellel oli kepp seljas, teksapüksid ja jope. Sa harjutasid seda primaari jalutamist. Või mis see on see mingi trend? Ja siis panin sinna Mäkki ülesse, jõudsin niimoodi, et ma saan aru, et ma olen tipus ja panin paariks tunniks pildi taskulis. No, mul magama põõsal oli, null energia, keha värinud. Tulen siis ärkan sealt üles ja püsti ja vaatan, okei, kes mulle soovitas, mis siin toimub, nagu vaatan, on päris palju inimesi, ronitakse palju, on ju. Ja siis vaatan üks hetk, lapsevanker. Lapsevanker siin teeb. Tõmbasite ta nagu mingi nööridega üles, lapsel on ohtlik, vist, niimoodi ei saa teha.
ja siis lähen nagu full värisedes kodutu, tulen sealt oma kepp käes metsa vahel põõsast välja ja vaatan teiselt poolt läheb laugtee, sillutatud, ilus, perfektne. Kõik käivad nagu ongi emad lastega. Rulaatoriga pensionärid. Kõik on mingi, siin on niuke vana legend, et kui jõuate mäe otsa, siis mäevana tuleb põõsast välja. Alati segaduses. Tal on kepp käes ja teksad jalas. Ja karjub midagi Estonia kohta. Miks kõik ära jooksid mu eest, ma mõtlesin. Ja siis läksin seda mööda, väga ilus tee oli, väga lauge oli, väga mõnus oli minna seda mööda alla. Niuke mõnus stroll. Läksin, jõudsin seda mööda alla, seal oli park, kus oli pingid, läksin pingi peale, magasin veel paar tundi, mu keha oli nii läbi lihtsalt. Mul oleks see paanika sellised olukorras, mis mul nüüd on olnud neid hetki, kus on nagu siuke väsimustunne ja mul on see, et kas ma nüüd minestun või mul on uni. Ma nüüd sellel asjal ma ei tee vahet nagu, ja siis ma ei julge nagu pilti nagu silma kinni panna, sest äkki mul ongi nagu, ma ei tohi äkki minna. Aga kui tundub, et ju siis võib põõsasse korraks kliinilisse koomasse iseseisvalt. Oled sa kunagi minestunud? Tegelikult korra olin vist, kui ma selle mingi opi tegin, siis ma mingi hetk olin nagu, hakkasin vetsu kõndima ja siis aga see oli nagu haiglas või kus? Haiglas, jah. Hakkasin vetsu minema ja siis ärkasin nii, et ma olin juba potil. Ehk siis äkki keegi aitas mu sinna nagu. No okei, aga see sa võid olla mingi ravimite ja mingi selle mõju. Ja see 3 topelt-viskit oli ka. Otse sinna kanüüli. Pange seiga. Õde. Ma annan nüüd. Aga ma niimoodi ei ole. Ma olen ükskord elus minestanud. Ja see oli üllataval, kui see oli matustel. Ja see oli jälle... Sinu omad. Otse kirst. Ja siis ärkasid, Taane, sa minestasid ainult. Ma magasin 2 tundi ainult. Kuidas see 2 tunniga kokku ajasite selle? Matuse nii kiirelt tahtsite lahti saada. Juba tüübid on. Ja millegi pärast ma olen kuskil paadi peal. Vikingi matus ka veel. Andrus Vernik on... Ma lükkab ja odak. Ma olen kutid. Fine. Ujun kaldale tagasi sealt, hüppan ära viimasel hetkel. Täiesti väsinud. Panen jälle pildi tasku. Silmad jälle ei kutid! Ta on jälle surnud. Ärkad üles kirstus nagu seal killpildis, vaata. Sa hakkad ennast rolli. Ennio Morricone mängib. Oma podagra küünarnuki. Iga kord struggle. Kuidas ma ütlesin, et ma lähen magama? Ma ütlesin hea tööd teile. Sul on igal voodil on gaas ka ehitatud. Saab kohe panna luuk peale. Nii et käib. Nii, oota, minestusid matusel. Ja põhjus olid liiga kitsad jalanõud. Vereringe oli kinni. Ta oli mingisugune 5-6 numbrit liiga kitsad jalanõud mul lihtsalt oligi, tõmbasin nagu skutid peale. Mul ei olnud muud midagi, see oli see periood, kui mul nii palju nagu sõbrad ära oli sõurnud, on ju. Mul oli eraldi nagu Lasnamäe matuste jaoks, mul oli siukene hea kilekombensjoon, vaata, mis ma käisime nagu kilepüksid, siukene nagu see dressikas, on ju, ja normid potased, mis selle ma käisin nendega matustel, on ju, sõprad, aga siis oli sukulane suri ära ja mul ei olnud too hetk kingi ega midagi siukest, mulle viimased olid mingisugune esimese klassi kingad umbes ja ma olin juba, ma ei tea, 7 või 8 saata, on ju. Et no väga suur struggle oli, ma olin vahepeal päris palju pikkust visanud, ütleme niimoodi. Ja siis oligi, kõik seisavad ja vaata, ma ei julgenud ka, ma olin suht laps, ma ei olnud see, et kuule, kas ma istuda võin, on ju. Aga lõpuks ma tundsin, et ei saa ja siis ma isale ütlesin, kuule, ma istuda võin. Ütles, jah, muidugi võin. Ja siis, ma hakkasin, full see slamp, vaata see nagu. Jesus. Aga onu oli arst, onu teadis kohe vaatas, et ilmselt jalanõud kitsad, võtsid jalanõud korra, tõstsid mu jalad üles, raputasid ja ma olin kohe tagasi. Ja pärast terve suguvus oli, issand, kuidas ta hoolis. Ma ei ole seda sugulast näinud. Ma ei tea, kellest jutt. Niimoodi hoolis. Aga mis need kompressioonsokid siis on? Ma võtan oma valgujoogi omale vahepeal. Selleks ju see härra seal nurgas ongi, ma mõtlesin, mida ta teeb. Aga kompressioonsokid, ma saan aru, et see peaks olema siis selleks, et sul vereringele, eks ole, et ta natukene sul nagu, mis ta vist selle
mis on nüüd trombide vastane. Et kui sul näiteks pikal lennul või mis iganes oled ja siis rõhu muutus või mis iganes sul jalg üldse ei liigu, et siis tekib, see võib sul veres nagu tekkida veresoontel see lupjumised asjad aastatega, siis veri jääb nagu kinni ja siis lupjub sinna rohkem juurde. Et, ja sellega on see, et siis see nende veresoonte lupjumisega siis lõpuks sul võib-olla peabki uue veresoonkonna panema. See on ju odav kindlasti. Samas mul vanaemale tehti kunagi edukalt see. Ja nüüd ta sai just 96. Vaata, kuidas nad see on mingi tehislik veresoon või see mingi kasvatad veresoone laboris? Tol ajal vist oli tehislik pigem, sellepärast, et see oli juba mingi üle 20 aastaga, siis 3D printereid veel ei olnud ega kasvatust. Veits sealt ehituspoolest mingid. Aga see töötas jah, väikesed paned uued voolikud sisse lihtsalt. Lihatööstused lambasoolt. Loodan, et teil allergiat ei ole. Oled kunagi vorsti teinud? Seda on nagu päris soolega. Aga see ikka venib nagu normis, on ikka siuke ma ei tea, miks ma vabandust võib-olla, pane see kaamera kinni. Aga nagu sa saad ikka päris nagu seda. Jah, et see samas nii. Ma olen siuke 2 näpu mees rohkem, mul on suured. Sa pane mõlemal 3 näppu lambasoolt. Sa teed sardelle, mitte viinereid. Jah, sa ei tee vorstipakku. Ma lähen siit edasi sellega, et ma pean teie eest tegelikult ametlikult vabandama. Sest et pole vahepeal lindistanud. Pole salvestanud. See lihtsalt, mul on 159 osa, on ju. Külapood on ju podcast, ikkagi Eesti üks esimesi podcast. Sõbrad oleme ka ja tuuridel käinud, aga teil on see nagu esimene kord siin olla. Ma ei hakka ette loetlema võib-olla neid teisi podcast'e, kes siin käinud juba on. Päiksejänkud on ju, OBS, Miikal Mikker käinud. Kolmikpauk. Ja, või nagu minna kolmikpauk isegi, top 3 on isegi käinud. Ja, see on fine. Ja mul oli kusjuures, mul tuli enne mõte kutsuda Kumin podcast ka. See oli kui mõelda. Mul on lihtsalt see, et me oleme vist 4-5 korda külapoes käinud, mina vist. Siis eks mul võib-olla oli see, et nagu, mis meil ikka rääkida on. Ja esimene kord, samas ma tegin ise vea. Ma kutsusin Mattiase podcasti, esimene episood sul vist oligi meiega Müüt või Pokemon. Et selles mõttes ma ei teinud nagu no favors. Ma saan ise aru, et see oli minu viga ja see, et me ei rääkinud pärast pikalt, oli ka võib-olla sellest tingitud. Nii me ühe suure Glen Murray ära ju. See oligi Essa ju, just. Glen Murray, ja vaadaks seda ka, mis nende number või nimi või pange lihtsalt külapood, Mats Naana, Ann Vaida. Täpselt. Ja tegelikult ma olen tänasesse episoodi selle auks ette valmistanud väikese sektsiooni Müüt või Pokemoni. Kuule, teeme, see on ju sujuvalt läksime siia. Siis ei pea tegema nagu segmendi algus nüüd, vaid nüüd läks teema sinna. Ma päriselt valmistasin väikese ette. Ma just eile mõtlesin, kas ma ütleks sulle midagi. Hercules. Ma teel siia bussis tegin. Jah, vaatame. See kiirelt ei aile midagi nalja. Ei, see on nagu käsitsi kirjutatud. Käsitsi trükitud, tõesta. Sest mul on siin kirjutatud suur tinisaur. Nii näiteks käsits. Aga kes veel ei tea, lihtsalt sellepärast, et ma nüüd mõtlesin, mis ma mõtlesin sellega, et eile mõtlesin, et Karlile kirjutada, et võib-olla too midagi, mõtle midagi, sest et kui te ei tea, võib-olla meil ei ole overlapi, ma olen suht kindel, et kõik, kes vaatavad veidikenegi meelelahutushuumori podcast'e internetis, meil on väga suur overlap ja te kõik teate, et Karl on ka koomikud küsimused, host, on selle nimi ikka see ju. Siiamaani on see sama bränd, see ei ole mingi HHTV-s ja seal on hunnik ja sealt on tulnud ja mingis vormingus ta algas külapoes sarnane asi, see Müüt või Pokemon, kus on lihtsalt ma tegin väga palju erinevaid mänge külapoes tihti peale. Ma proovisin mitte sulle otse kettida mikrisse lihtsalt, et sa teaks, et ma olen viisakas külaline. Aga külapood tegi väga palju erinevaid mänge, mulle meeldis igasuguseid viktoriine erinevatel teemadel, erinevad tüübilisi mänge, et mulle väga meeldivad Briti panel show'd ja kogu selline vaatamine ja need mängud on tavaliselt võetud küll niimoodi, et nad ei oleks mingi
parem show järgi tehtud. Need Mul on originaaltoode ikka. See oli lemmik oli mul see, kui sa kuskilt leidsid 2 orja ja palusid neil surmani võidelda külapoe salvestusel. See oli jah, samal ajal kui Monsterid. Spoilik 300. episoodi, jah. Kust nad tänapäeval orjad said? Me teeme kostüümides episoode ka. Sina ei ole veel jõudnud kostüümi. Sest ma ei ole, kuidas ma ütlen, ma ei ole julgenud sult küsida, kas sa tahaksid ennast ka panna. Või millena sa tahaks. Mul on ainuke asi, mis ma sain millalgi aru, et ma mainisin seda mingis saates ja mul on ainuke nagu stopp sellise pulliga mul see, et ma ei taha naiseks panna ennast. Mis on nagu see, et ma ütlesin mingis TV3 saates, me vist Sara Piusiga olime selle lastefilmi mingit promo asja tegime ja siis ma seal ütlesin välja, et see saatejuht küsis, et kas sul on huumoris ka mingi piirid või siis ma ütlesin, ma ei tahaks naisena, no priides panin, siis Sara oli nüüd, mida? Nagu millest sa räägid? Siis ma sain aru, et see võib-olla mõjub veits nagu veidralt, on ju. Siis ma ütlesin, et ei, see on nagu pigem nagu huumoris snobism. Et nagu see on see glow bar minna nagu, vaadake, ma olen naise riietes, on ju. Kui see oleks tõesti mingis tugeva produktsiooniga mingisugusest, ma ei tea, filmis, draamafilmis, mis iganes ta on kuidagi põhjendatud läbi karakteri õigesti ära, siis küll, aga kui on jah, nüüd mingid naljasaated ja siis ta on naisena, tuleb nagu lihtsalt, ja siis on see, et ma võib-olla jah, et külapoodi müüt või Pokemoni ma ei tuleks naisena. Ja ei, sel juhul sa ei peaks mõnetsema, ma võtaksin, kui müüt või Pokemon oleks kostüümidega, siis ma võtaksin Pokemoni kostüümid. Et selles mõttes, me oleme jõuluepisoodi, kus kõik olid jõululised, kuigi siis ma olen teinud superkangelaste omasid. Kellel kõige suurem ümberlõigatud munn on, siis ma võiks see olla. Me räägime jõuludest ja Pokemonist. See kõlab rohkem see superkangelaste lastesaadete episood. Aga kas see oligi, kas sellepärast sa tegidki ümberlõikuse, vaata, et siis sa saadki olla kõige suurem ümberlõigatud? Sa olid nagu, et muidu soliidne, aga mitte kõige suurem, aga kui ma ümber lõikan, siis nagu tuleb paratamatult veidi tuleb juurde. Sa oled see, jah, kui sul on see, et meil on tehisjärve, aga see on teine kõige suurem tehisjärve Eestis. Kas me saaksime veits juurde kaevata? Mis, palun, Kuti? Jah, marrastuse arvelt. See püsib marrastus. Enne kui sa teed meile segmendi. Jaa, oota, aga sa vabanda siis veel meie ees midagi. See oligi lihtsalt see, et teised enne kutsunud. Jah, just. Ei, me oleme varem rääkinud selles mõttes, lihtsalt meie graafikud ei ole kattunud. Jah, just, väga, we live busy lives. Ei, aga kui tänane ka peaaegu oleks juhtunud, sest sa küsisid ja siis me ütlesime laupäev ei. Just, peab. Siis oli see ettepäev ei. Esmaspäev ja see oli vaikus ja siis meil oli show samal ajal. Ju siis. Me oleme nurgad, me oleme selle päki nurgad. Ei, mul korra oli lihtsalt see, et ma küsisin, pakkusin laupäeva, siis ei sobinud, pühapäeval ei sobinud. Siis ma korra mõtlesin, et nad teevad tagasi mulle vist midagi. Et nagu meil oli päriselt põnevad need asjad. Põlvkondade pikkune lihtsalt beef. Aga laval teeme head nagu, siit tuleb parimad sõbrad. Oota, Ardo, sa olid üldse Arvamusfestivalil, on ju? Kas see on avalik, mis sa seal tegid või? See on, ma arvan, et see on kuskil ETV mingi Jupiteris või sellises kohas on järgi vaadata. Maetud kuskil. Buried. Nagu need ETV, nagu Jupiter teeb, kui neil midagi head on, siis nagu see on kadunud kuskil põhjas. Pead minema err.arhiiv.ee/index.html. Aga seal on Ain Vaida, Kaspar Kikerpill ja mina teeme siis vist äkki mingi 45 minti kokku. See oli nagu laivis ka ETV2-s, ma ei tea, kui palju nagu inimesi jälgis seda laivis, aga ETV2-s nad ei taha, et seda keegi näeks. Kahjuks ta on ja alguses vist pidi ETV-s olema, aga siis jälle nagu muutus. See pole essa kord, kui ma seda kuulen, nagu me oleme mingi projekte ka teinud, kus ETV värk ja siis saad aru, et ETV2 või? Türa. Et nad ütlevad nagu, et ERR ütlevad alguses ERR-projekt ja siis on see, et miks ma pean peale maksma, et ETV2 asju teha nagu? Sa oled Nova lastesaates, saad ühe 5-mintsase segmendi lihtsalt, aga ERR saad ETV Plussis. Aga igal juhul, kui keegi kuulab, väga tahaks teha ETV-sse midagi kunagi. Ja tava ETV-s. Palun, mitte ETV7 või ETV uus noored. Uus saade Vennad. Jah, ETV 35+. Mina ja sina, Mati. Vennad. Brat. ETV Plussis.
aga see saade, ma arvan, et seda vahepeal äkki kordus võib-olla on ETV-s kunagi mingi 7:30 hommikul või midagi, sest kui see nagu materjal on neil olemas, siis nad vahel ketravad neid. Seda küll jah, see on nüüd forever siuke asi. Mul on ka, ma teen kusjuures ma teen mingit algelist versiooni praegusel suvetuuril sellest setist, mis ma kunagi tegin isegi ma 2000 millalgi me Arvamusfestivalil esinesime, siis see ka kanti kuskil üle, see on ka kadunud kuskile seal lõpus kuskil lava peal on ju. Ja siis mul oli pikalt see, et okei, see bitt on nüüd surnud, ma ei tohi enam on ju. Aga siis isegi kui mingi Ari on meile postitanud koomikute gruppi mingisugused, keegi on teinud YouTube'is mingi split screen'iga asja, et Bill Burr aastal 2006 teeb seda kuskil keldris ja siis on Bill Burr aastal 2018 teeb kuskil areenal seda, et nagu ja siis Ari ise pani ka juurde, et kuule, et nagu et jumala pohhui, nagu tehke kaevake üles, keegi pole tegelikult näinud mitte midagi. Seinfeld ütleb samamoodi, et kui sa arvad, kõik on siin näinud, keegi pole siin näinud. Ja siis pikalt oli nagu kompleks sellega, et täna ma olen Arvamusfestival koha peal tegelikult mingi, ma ei tea, 500 inimest valli kääru peal. Väga erinev elamus. See on ikka korralik festival. See oli vist esimene võib-olla, mis tehti, siis oli võib-olla siuke inimest. Ma tegin hommikul kell 10. Oh no. 4 inimest oli ja seal 2 olid vanurid, kes olid seal lukus. Nad ei saanud ära, sellepärast, et nende hooldajad olid eemal. Nad olid roninud 4 käpukil mehe otsa. Ja siis... publik tuleb, need vanurid tulevad, kepp seljas. The Crawling Dead. Hambaid ei ole. Kui nad siin puudutavad, su eluvaim läheb nende sisse, see on Highlander. Ja ei, polnudki pointi vist, vaata. See saade, ma tahtsin seda öelda, et ma tee oma nalju. Olin, jah, tee oma nalju, aga mul oli kompleks, et äkki... See oli väga agressiivne. Point see, et tee oma nalju. Aja mind naerma. Mulle on kindlasti eraürituse klient niimoodi öelda mulle, tee oma nalju. Mine nüüd tee. No see on parem kui see, et ära tee. Lõpetame nüüd. Ja pigem sa ootaks seda, et kui on eriti sitt olukord, keegi just pani pildi tasku kuskil või midagi, et keegi ütleb, et mine tee nalja. Jah, nimetu. Et kui keegi, ja siis öeldakse, et kuule, mine tee nüüd nalja, on ju päästa. Kui see, et kuule, tule maha, ära enam tee nalja. Pigem on see, et lükake mind kuhugi kodusõja ette. Mis sa räägid, see laula midagi poiss, nagu Sandrile tegi. Aga ma olen ka tegelikult nagu seda meelt nagu põhimõtteliselt olude sunnil võib-olla ka nagu muutunud, et nagu jah, võtta ikka neid vanu asju, vaata. Inimesed ei ole näinud, ma olen ise lasknud maha võtta mingit kraami netist, mis on nagu pask, mis ma nüüd võib-olla teen paremini. Ja tegelikult nagu see suvetuur ka nagu väga suur osa ongi lihtsalt selline kokku kraabitud sealt poti põhjast mingid vanemad asjad ja siis pool mingit uuemat, mis ma mõtlesin, et need on nagu lahedad, aga siis tuli välja, et ei. Ei, aga see ongi Eesti see fenomen ja tüütuseits, et nagu, et USA-s sa saad ju nagu 15 aastaga 15 teha põhimõtteliselt, kui sa käid kuradi Des Moines, Iowa mingis klubis tegid seda bitti, no keegi ei tea. Aga no võrdluseks, ma ei tea, mis kuradi USA linn on 1,3 miljonit nagu. See on nagu hästi väike linn USA-s. Proovi seal linnast teha 15 aastat. See oli USA või UK-ski, sa saad nagu väga palju teha selle sama asjaga. Et Eestis veits nagu on see, aga samas ikkagi on see, et inimesed, kes olid 2018 ilged stand-upi fännid, nad on peredega kuskil nagu jumala uut elu elavad, neil pole meeleski, et oota, aga sa rääkisid ju seda. Siis kellelgi pole meeles. Aga mul see point oli see, et mul oli kompleks pigem see, et ma teadsin, et ETV-l on kuskil see olemas, on ju, et äkki neil ka kuskil ETV2 hommikuti käib, Arvamusfestival 2018 mingisugustele, aga hui nagu, et nad ei väärtusta seda, mis neil isegi olemas on. No vaata, oleks sul naise riided seljas, siis see oleks nagu kogu aeg televisioon. Enne igat kuradi. Sa oleksid pluss, kui on vaatan, vana aasta lõppu. ETV näitab, et vaata järgmise 3 saadet. See oleks pilt sinuga naiste riietes seal kõrval näetab, teie omaks võiks saada kõik see. Võt see on huumor, kurat. Kurat, raisk. Jaa. Aga ma räägin veel korra selle juurde, mis sa rääkisid, see vana materjali tegemine ka, et seal on ka see asi, et kes märkab seda, et sa teed mingit vanemat materjali asja nagu ütleme 8-10 aastat hiljem, on need tõesti true die hard komöödia nagu fännid ja nördid on ju, kes on õigemini tava, kui ma ütlen, need true hard
truehead'id on tihtipeale ka sõnakamad ja valjemad Ja. oma arvamustes ja asjades kui lihtsalt tavainimene on ju. Ja sellepärast see tundub niimoodi, et 2 inimest märkas, nüüd kõik teavad. Need olidki 2 inimest, kes märkas, nad lihtsalt on need 2 inimest, kes kirjutasid. Ja muidugi see on hea, et meil fännid on ja niimoodi, et see on hea nagu siukene checks and balances, et see hoiabki sind ka nagu natukene varvastel, et see on hea töö, see on nagu see, kus ma ütleksin, sellised fännid on ka nagu, kui sa võtad riigi, on ju, sul on see 3 erinevat asja, siis meedia on see 4. ala, kes hoiab seda nagu kontrolli all, on ju, et see on täpselt see samamoodi kommentaarium hoiab mingil määral sind ka kontrolli all, nagu, et sa saad nagu midagi vaadata. Ja see võib-olla ma ei taha neid mainida, aga kui äkki kolmikpaugu osas ma mainisin. Ei, ma ei saanud mainida, sest me ei olnud veel filminud. Nii et ma olen seda lihtsalt kuskil rääkinud. See sama materjali tegemine ja kes on näinud midagi üldse ja millal keegi, kui paljud on näinud. Nagu Weinbergs on praegu jumala hea nagu näide sellest. Ta pani nagu praeguse suvetuuri bitti üles TikTok'i ja vist Instasse ja ta teeb seda suvetuuril. Nagu see tundub täpselt siuke asi, et nagu mingi täielgi idioot, ta ongi idioot, aga nagu, et täielgi idioot teeks seda, mis mõttes, aga siis saad aru, et nagu see, et sul on mingi, ma ei tea, suvetuuril meil on, ma ei tea, mitu tuhat inimest käinud, on ju, aga on ju 101 miljon, 1 eestlast on ju veel, kes ei osta piletit. See on osati tulnud ka sellisest, kuidas ongi inimeste meedia tarbimine on niivõrd palju muutunud sellega, mis ta oli 10-15 aastat tagasi, isegi 5 aastat tagasi mingil määral. Sellepärast, et vanasti, vaadatakse väga palju kogu aeg, eks ole, sul läheb kõik väga kiiresti läbi, sul läheb meeles, sul tuleb niivõrd palju uut peale. Vanasti oligi stand-upiga tihti peale see pipeline oli ju see, et sa tegid endale tunni valmis, siis filmisid mingi DVD spetsiali endale, enne kui veel Netflixid asjad olid ja siis see DVD asi oli see toode, mida sa nüüd müüd ja nüüd sa ei saanud nagu seda toodet enam uuesti teha. Selles mõttes, eks ole. Et sealt paljuski see tuligi, et sul on nüüd see spetsial olemas, nüüd need asjad, aga nüüd on spetsialite produtseerimised, kõik asjad on ju läinud palju lihtsamaks, sul on palju rohkem, stand-up ise on palju rohkem on kõik, et see on nagu väga teistsugune maailm, et mis sa teed, et Eestis on harjutatud, või isegi kuigi see tuuri ära, ma ei hakka ütlema, kes seda tegi, aga see poole pealt canceldati, kõigepealt proovi etendused ju filmiti ära ja siis proovi nagu etenduse filmimise materjali kasutati promomaterjalini, see tuur, mis tuleb ja see on see sama materjal, nagu mis on täpselt sama, mis ta on. Kuidas ma müün seda? Mul ei ole midagi näidata. Aga võib-olla tänapäeval ongi siis see, et inimestel on juba teine arusaam, et sa näed seda klippi kuskil ongi, see ongi seal show'l, ma tahangi seda näha, et kui sa nüüd ei teeks seda materjali, siis sa oled ka nagu ei olnud ju neid nalja. Aga seda tulebki. Seda on, öeldakse, et palju tee seda nalja või toda nalja sellel eraüritustel on eriti palju, et kuule, ma üldse sellepärast, ma nägin su seda klippi ja ma tahan, et sa seda nalja teed, seda on päris palju. Või siis on teine äärmus on see, et need palju on ju tänapäeva viis, kuidas tuntuks saada, ongi see, et sa hakkad TikTokis mingit asja tegema ja siis koomikud, eks ole, kes teevad nüüd mitte stand-upi, nad on leidnud mingi teistsuguse natukene formaadi, kuidas siis seda teha. Ja nüüd inimesed tulevad tänu sellele tema stand-up show'd vaatama. Ja on olnud, eriti kui sa räägid Fringe'i rahvaga, siis nagu UK-s on ta ju suht palju, kus ongi nad on saanud mingi gimmickiga, mingi karakteriga nagu populaarseks ja nüüd on äkki see, et oot, aga mis see stand-upi sitt on, mis sa teed? Me tulime tunn aega, et sa teed seda karakterit praegu, sa teed neid sketše, mis sa tegid TikTokis, sa teed neid laval. Oota, kes oli see Hariga mainis, see Slomo jooksja oli vahepeal, vaata jalka see. Tal oli see, et kõik lihtsalt teed seda. Tere, mis asja, sa hakkad mingi, kuidas treenerid käituvad putti tegema. Nägi mulle, kuidas see aeglubis jookseb. Aga see oli temal Andrew Packeriga rääkis seda, tema tegi seda Man News, mis oli. Ja ta on, ma ütlen, ta on väga hea stand-up koomik. Packer on väga hea koomik. Ta on väga hea nalja. Tal on nüüd õnneks poppinud vist Instas mingid reelid nagu, nad on ikka, aga sa näed, kuidas ta on ka pidanud mingid trikke kasutama, need kõige popimad asjad, tal on oma koer süles laval. Nagu see on nagu, türa, igal pool pead lihtsalt sa pead kuskil midagi kimmik. Ja varsti on lihtsalt kuradi maapähkli või otsa ees ja mingisugune keegi kuradi, ma ei tea, mida teha. Nii, kas teeme ühe müüt või Pokemoni? Jaa, teeme. Müüt või Pokemon, kes see siis ei tea, on patenteeritud mäng, ei ole.
aga külapoe patent on peal. Mäng, kus ma loen ette erineva olendi kirjelduse, nime ja olendi kirjelduse ja teie ülesanne siis, kallis rahvas ja kallis külalised, üle võetud. Kui tihti sul üle võetakse seda? Väga harva, kahjuks. Ma nii tahaks, et võetaks. Ma oleks lihtsalt nii. Teeme vahetust, tahad või? Me võime selleks nagu... Tulete vaid. Okei, ma tegin nalja. Ei, see on väga hea. See tahaks olla nagu seal lihtsalt pall suus kimpkostüümid. Külaline piitsutab siin. See on hea, kui see oleks nüüd lõks, vaatas mingi trapdoor aval. Ei tule siin usurpeerima mind. Suurepärane. Kuule, laud annab võimu kuidagi. Ma räägin, talk show nüüd on. Sul on nii palju krüptot või? Sa jätsid mulle nimed selle krüpto ette või? Ma ei teadnud, et sa nii sügaval krüptomas. No, tead, kunagi oli palju. Aga see üks tääb sellest ma ei maini kellelegi ära muretse. Tegelikult nüüd oleks hea su search history't vaadata. Keera kaamera pool. Aga ma loen teile ette siis olendi nime ja kirjelduse ja teie peate mulle ütlema, mis olendiga on tegu. Kas tegemist on kuskil maailma mütoloogiast mütoloogilise olendiga või krüptiidi või mingi sellise asjaga või siis on see Pokemon ehk siis kindlate Jaapani pervertide välja mõeldud mütoloogiline olend. Hakkame pihta. Esimene on päris lihtne. Esimene on Tibitsena. Ja see on punaste silmadega must koer, kes elab vulkaanide juures koobastes ja on nende valvur. Tere, sa mindfucksid ära sellega, et see on lihtne. Kumba pidi ta lihtne on? Tibitsena või? Tibitsena. Tibi. Valvab vulkaane. Suur must koer, tal on punased silmad, nagu sükest võiks öelda lausa laavatooni. No ta valvab, lähedale lähed, siis ründab kindlasti. Sensuaalset laavatooni. Ja tema lemmik mäng on põrandal laava. Ma olen veits liivist lahti. Mis alla oled? Lihtsalt abandoned. Kas sa võtsid ja meil oli see võimude see? See tool ei sobi sulle. Kas sa tahad tool on laavat? Kas tahad mängida põrand on laavat? Millal sa viimati mängisid? Ma vennalastega päris tihti. No okei. Aga hästi keeruline on päris laavat saada kuskil. See on see keeruline osa. Give me 2 weeks. No, ma olen kunagi, oled sa vulkaanide juures käinud muidu või? Ma olen kunagi vulkaani pissinud. Kas sellega ei ole nagu vooluga, et see tuleb mööda juga sulle sisse tagasi? Kõrvetab, kui tiit kõrvetab. Need on neerukivid, kust tulevad, on see, et kõik kusevad vulkaani. Cut it off! Mind sunniti muuses. Oli või? No see olukord oli siukene. Ma käisin, see oli Vesuv. See, mis lääne tsivilisatsiooni hävitas. Vesuvius. Ja seal, aga no, mul oli vaja minna ja siis küsin, et kuhu ja kõik ütlevad naturelle. Ja siis oligi sinna kenasti vulkaani sinna serva nagu peale, seal läks üks teekene ja siis seal oli, mis oli veider, ma olen seda lugu palju rääkida, aga seal oli pissida said niisama, aga kui sul oli vaja number 2 teha, siis seal oli siukene aiakäru, kus olid nagu tühjad potid ja pannid ja nagu kausid sees ja siis nagu see lendas vulkaani sisse viskasid. Tegid sinna ära ja siis viskasid vulkaan, nagu kustun vulkaani, aga see oleks päris mugav tegelikult, et kui kuhugi situda, siis täpselt see, vaata, kus vanaema juures oled pangest kopsikuga vett joonud kaevu, et see kopsik sang on täpselt siin. Lihtsalt noksi sisse, paned punusad diarrhea Vesuvi sita ära. Ja siis vulkaani kuskil tuleb ainult üles. Ja siis tuleb suur must koer ja sööb su ära. See on see miinus. Ja, ehk siis... No eks ma arvan, et... Väikse Vesuvi, me panime just uue hüüd. Panid hea Vesuvi maha. Ei, mul oli tuli tagant nagu vulkaan. Põletas küll sama palju. Purtsus nagu Pompei. Purtsus nagu Pompei. Aga... Sul on klaveri siin. Uus hitt. Purtsus nagu Pompei. No nüüd ma hakkasin nagu... Purtsus. Hakkasin kahtlema, et Pompei oli ju see linn, mis Vesuvi alla jäi. Nii et mul on juba tegin vale. Ma eksisin ei, see on piisavalt lähedal. Linn võib ka purtsuda.
aga mina arvan, et ikkagi püsivaid koeri, ma arvan, kuskil vulkaanikoopa pakkudes ela või koovastes punaste tuli silmadega, kes ründavad nagu for a fact, sest ju tehakse ekskursioone. Jaa. Kas sa mõtled nagu praegu, et Pokemoni maailmas tehakse ekskursioone, et seal ei saa olla püsivaid neid või nagu, et need siiamaani mütoloogilised on suur probleem, et päriselt on mustad koerad, sest see on mütoloogiline olend sel juhul ikkagi. Tead, ma peas ajasin täielikult mängureeglid seda. Ma võtsin, kas nagu päriselu või Pokemon. Päriselu või Pokemon. Siis see on ju keeruline mäng. Siis see on väga keeruline. Varsti tuleb mingi... Kuidas see nimi oli? Tibitseena. Tibitseena, ja. Ma arvan, see kõlab... Ma ütlen ära, et mina arvan, et see on mütoloogia. Mütoloogia. Tibitseena, siuke... Mis kant äkki oskad seda mulle pakkuda ka? No ma arvan, et see ongi seal see on... Kus on... Island see? Kus Pompei üldse on? On Itaalia, see Vahemere. Ja. Ma arvangi, et seal sitruseliste kandis. Väga huvitav. See ei ole nahatooni mõttes. Ma tahtsin öelda, et mis slörr see on. Oliivipuude vahel, üks Tibitseena. Sest vanasti britte kutsuti laimid, eks ju. See oli solvang. See oli sellepärast, et skorbuut oli suur probleem. Ja neil oli probleem kõikide riikidega, kes siis sidrunit kasvatasid. Et see oli sidrun oli see viis, kui skorbuudi vastu sai. Ja neil oli ainult laimi said siis endale sorsida. Ja siis sellepärast olid laimid. Okei, sorry. Mul on vahepeal väike fakt. Puusalt ilma vaatamata. Harime rahvasteid. Aga Ardo Asperg, Müütu Pokemon, mis arvad, kas Tibitseena, suur must koer? No ma ei tea, kas ma peaksin nüüd lihtsalt ütlema põhimõtte pärast nagu teise, et Pokemon, sest lihtsalt, et nagu erinev ja põnevam olla. Võite ikka sisetunde. Aga minu süda, Karl. Minu hing. Karl. Ja ka minu mõistus. Karl. Kuula mind, Karl. Jah, Erich. Karl. Mis ma ütlen sulle? On see, et ta on ikkagi mütoloogiline olend ja ta on kuskilt sealt, ma ei tea, mingi Tšiilimäestikku, mingi selline tegelane. Ma ütlen nii palju, et õige vastus on, et Tibitseena on mütoloogiline olend. Jah. No väga hea. Tegemist on Aafrika mütoloogilise olendiga ja tegelikult isegi siiamaani arvatakse osad kohad või koopad on tema järgi Kanaari saartel. Okei. Sest seal on, kuna Kanaari saared ise on üldse koerte järgi nime saanud, mitte Kanaari lindude, vaid Kaanis on see koera ladina. See oli ju teil koomikud küsimuste mingi highlight hiljuti tuli mul ette, mitte et ma tervet episoodi vaatan. Aga siis jah, seal on see Tibitseena koobas on isegi veel täitsa olemas, et nad arvati, et öösel jahivad ja värki. Ehk siis need on päriselt olemas. Sa mängisid õigesti tegelikult. Jah, okei. Kogu selle aja. Tibitseena, selge. Kurat hea. Väga üks punkt mõlemale. Keep us awake, noh. Järgmine on hoiab sind minestamast lihtsalt. Järgmine olend on... Kui pilt hakkab kotti minema, siis Karl kiiresti üks müütu Pokemon. Järgmine Kongamoto. Tegelikult on Kongamato, jah. Kongamato on siis suur dinosauruselik, või mina kirjutasin dinisauruselik, dinosauruselik lind, kes ründab laevu ja kellel on noka küljes hambad. Suur siukene lind nagu dinosaurus. Ja siinkohal, et ma läksin vastu kaablit, ma vabandan, see oli kuulda, ma ei teadnud, su kaabel on nagu nii pingul. See on nagu wind up tight, aga et ma lasin enne random number generatorist need läbi, et panna suvalises järjekorras selle ettekande, et te metagamingut ei peaks hakkama tegema. Selge. Seal on mato lõpus, jah? Ma ei hakka... Kongamato. Jah, ma ei hakka seda aktsenti tegema. Aga me kõik teame, millist ma hakkaks tegema ja mis seosed seal tekivad. Kongamato. Ja kus... Siis kui kaamerad on kinni, siis on see aeg. Konga nagu... Kongamatu. Kongamatu, jah. Nagu suvetuuril siin kutsume. Sa oled kongaliini esimene alati kodu poole.
Kongamato suur dinosauruse klient, kes ründab laeva, kellel on noka küljes hambad. Kui teil on mingi küsimusi, te võite minu käest kas need on ilusad hambad või niisugused briti? Nad on õõvastavad, hirmu tekitavad hambad. Kollased, hambakatuga. Ehk siis briti She's saying it. Sorry, don't worry. That's why I can do a British accent because I've got so fucking fucked up teeth. See these little beauties, not a single one of them straight at all. Pane. Ja ülitsen, see on suur, mida ta ütles, et ta pidi suu ära pikseldama. Pane lihtsalt sinna alla subtiitritesse Fake British Noises. Aga kui tal on nokaga... Kongamato, mate. It's a kongamato. That's not a tomato. It's a kongamato. Kõik on piip. Sujuv pikk piip. Aga see... Ja müüt või Pokemon tuleb peale ja lihtsalt tuleb ülihigised, kõik värisevad nagu ja see oli müüt või Pokemon. Aga mina arvan, et kui seal on niimoodi, et sa ütlesid, et noka peal on hambad, nokal on hambad, siis ju Pokemoni merchil on ka kindlalt mingid nokamitsid, kus on hambad niimoodi lahedalt, on ju, lastele või täiskasvanutele. See ei ole ageist. Nägin just väga häid Pokemoni nokamütse. Solaris all on XS mänguasjad. Seal oli, ma just mõtlesin losta, seal olid erinevad, seal oli Pikachu omasid, Mew oma oli, Squirteli omasid, igasuguseid. Squirtel on originaalne, üks 3 starter Pokemonidest. Mis ta erivõime on? Kas peab kuidagi niimoodi tegema? Ei, ta on kilpkon, kes laseb ühe veejoa endast välja. Ja, purtsud suurel sellel. Ja siis ta läheb teiseks, ta läheb suuremateks. Ja lõpuks tal on 2 kahurit, millega ta nagu squirtib vett välja. Või laseb. Sealt see väljend tuligi või? Ja muuseas küll, ja väike squirtel, samu väike squirtel ja ta kuulis valesti. Ja siis kõik arvas, sul on ka kilpkond siin. Ja. Miks see kuse järgi? Miks sa törlönti lased välja? Alles paar päeva tagasi. Ja nüüd te saate aru, kuhu me kohe lähme, siis mida me suvetuuri räägime, aga me jõudsime järelduseni, et tegelikult squirt on törlönt. Ja kes ei tea, mis törlönt on, sorry, vabandust. Ei, sa oled saatejuht, sa räägi praegu. Ei, palun, annandeks. Ei, ma isegi ei tea, sest sina tutvustasid seda nime. Törlönt on siis slängi termin niisugusele vedelale või nagu supile või nagu lahjale supile. Või mingi leemele asjale on törlönt. Mina ütlesin alati, et törlönt oli see, mis oli see süldi kallerdis. See oli minu majapidamis, oli törlönt selle kohta, kui ta oli juba sulanud, vaata veits. See on rõve sõna ka. Ja, see on väga kirjeldab hästi. Törlönt. Siuke rõlge. Siuke törlöndine, jah, et see on törlönt. Nii et kui te midagi siit täna panete kõrva taha, siis et squirt on törlönt. Squirt on törlönt. Pompei on linn. Squirt on törlönt. Vesuv purskus ja squirt on törlönt. Aga kas Vesuv purskus ka törlönti on? See on juba teadlastele küsimus. Kuum törlönt. Me saime episoodile nime, aga... Kuum törlöndi purse. Ei, Kuum törlönt on meie uus bänd. Aga samas kui nii võtta, siis nagu squirtima on niikuinii rõve laen sõna, jälle hävitame eesti keelt, et pigem hakake voodis kasutama, et kas me võin siin törlönti majada. Mul on skill olemas, mul on mitme naised öelnud, et issand jumal, keegi paremini varem törlönti majata. Vaata, et sa täna kõvasti vetti jooksid. Sest kui ma koju saan, siis törlönti lendab. Törlöndi maraton tuleb. Törlönti. Ei, ma olin valmistud, ma panin rätiku alla, sest ma tean, et ta törlöndib igale poole. No veits kilet ka. Ja millegi pärast statistika näitab, et pool törlönti on alati uriin. Ma olin alguses, esimene kord, kui ma sain kuuma törlönti suhu,
ma olin natuke nagu tülgastunud, aga tead mis? Tegelikult nüüd, kui ma saan regulaarselt törlönti, mulle isegi meeldi. Pane threadsi see, et pool törlönti on alati kusid. Vaata, kus läheb see. Nii palju. Hästi palju vihaseid inimesi tuleb. Seal hakkab see arutelu. 500 kommentaari kõik on. Kas sa tahaksid mu törlöndi purki läheb? Aitäh sulle. Hästi mikri lähedalt. Maitsev törlönt. Aga teemegi uue piss ja siis teine maitsega on törlönt. Õunatörlönt. Oh god. Aga just lähme siis mingi mato juurde. Võrumaal on törlönt. Törlönt. Kongamato. Siin mina ütleksin, et see on olemas. See on siis suur dinosaurusele klint, kes ründab laevu ja kellel on noka küljes hambad. Tead, mina arvan, et see on mütoloogia. Jah. Lihtsalt suur dinosaurus. Jah. Väga kutit. Ma nägin, suur lind oli. Jah. Suur dinosaurus oli. Näitab pilti pterosaurust. Ja see! See täpselt see. Mina arvan, et see on Pokemon. Õige vastus on mütoloogiline olend. Yes! See on ka Aafrika pärast pärit ja see on siis kuskil 50ndatel arvatakse, et ongi siuke suur lind. Need, kes on siis selle rünnaku üle elanud, kui neile näidata pterodaktülise siis pilti, siis on ära jooksnud paanikas. Äkki ongi seal üks siis. Võib olla sarnane midagi sellist. Nagu, kas te kunagi külapoes oled sellega teinud, et siis, või tähendab selles mängu jooksul, et ütled Loch Ness ja siis kõik on nagu... Olen, mitte Loch Ness, ma olen sarnaselt teinud nagu, et tüüp nime selles, et kui ma nüüd ütlen Loch Nessi koletis, siis on see, et okei, me ju teame. Siis ma pean, ja kahjuks mängu formaadis on see, ma ütlen nime enne ja see teeb selle asja nagu keeruliseks. Rääkides nimedest, järgmine ongi Honeje. Honeje on mõõk, mille sees on selle poolt tapetud inimese vaim. Ja see äratab siis mõõga ellu ja kui temast haarata, siis ta vaikselt imeb välja eluvaimu sellest, kes siis mõõgast haaras. See on ju küll nagu list päris elu, peaks panema. Päris neetud mõõk lihtsalt. Kõigil on ju üks. Kas sina, kui sina käe oma mõõga peale pane? Kas sul ka eluvaim? Eluvaim läheb mingiks 10 sekundiks, korraks on suur kahetsus ja eluvaim läheb. Ilmet mõõgast eluvaimu välja. Ma ei saa seda teise tüübi vaimu sealt välja. Ta ajab mind iga hommik üles. Noh, hakkame tegudele. Ja paljud ütlevad, et kui pärast 50 seda tüüpi enam ei ole. Aga mõtle, kui sinu mõõk sind kummitaks. Hommikul ärkad ülesse selle või öösel ärkad ülesse. Sa lihtsalt nagu telk püsti nagu voodi kohal hõljud. Lihtsalt mõõk taeva pool nagu, et mis sa proovib mulle öelda praegu? Ma pean vaimulikku kutsuma. Viskab veits püha vett sinna. Pendel käib, sa nagu paned see pendel lähemale, pendel käib. Püha törlönti pead sa saama. Nüüd on bänd. See on Shadow Band peal YouTube'is. Kui tuli kellegagi episood, siis see on külapoeg episood bändis. Edaspidi kõik osad 5 vaatamist. Ma ju jagan igal pool storydes, et panin üles. Mul on kuidas keegi ei näe. Uus lasteraamatu pealkiri teile. No. Törlöndist. See on ühest naisterahvast. Aga Törlöndist ja teine teada tuntud lasteraamat Pöial Liisi perse.
ma lihtsalt tuli meelde, ma kunagi proovisin bitti teha seda nagu one-line joke'i, see kunagi ei toiminud. seal Liisi peal, jah. No sa proovisid ainult private'it ja see oli see probleem. Sa ükskõik open mic'il, noh. Ovatsioonid. See võtab veits aega. Sest sa pead tegema, see on väga ajas, pöial, Liisi, perse. Et kui sa kiiresti ütlesid, ma ei saanud kohe arugi. See on jah, just kui ma puterdasin ja ütlesin perse lõpus. See on võib-olla jah see, et nagu teine koomik on juba peal ja siis neile jõuab kohale alles. Siuke koduteel mõtta. Mulle meeldis see Törlöndiste ja pöial, Liisi, perse. See oli piik. See oli piik. Hea selle tasuta show piik oli. See oli hea asi, mis tuli meie suust kell 11 öösel. Oi ei, kell on 4 ja on tööpäev. Fuck. See on jah. Aga Honeje. Honeje. Mõõk, mille sees on siis, selle mõõga poolt ära tapetud inimese vaim läheb siis mõõga sisse ja seda mõõka saab kasutada selles mõttes. Lihtsalt kui sa paned käe ümber selle käepideme, siis see käepidemest eluvaimu imeb välja. Tead, ma arvan, et müüt. Arvad, et müüt? Arvad, et ma bussis jõudsin ainult müüt? Ma tegelikult on ka ainult. Ma ei tea, palju sul randomise. Palju sul neid kokku on. Karl vaatas suva inimesi bussis lihtsalt. Olga. See on... Olga, suur imeb sust elu veel. Ja ta on, terav nagu mõõk, just. Nii et sina ütled mütoloogia. Kas sa oskab pakkuda mulle mingit põhjendust? Ei, mitte põhjendust, aga nagu lihtsalt mannert või kanti. Kus arvad, et siuke rahvas? Mis rahvas? See on nüüd, ütle uuesti see sõna. Honeje. Vot see on nüüd. Honeje. Nii. Honitši. See on, ma arvan, Siberist. Taiga Siberit. Ma oleks nagu sama mõelnud, jah. Meie vennasrahvast ja mingi. Sa ütled ka, et see on mütoloogiline olend või? Ei, Pokemon aga Siberist. Siberi Pokemon. Aga õige vastus on, see on Pokemon. Fuck! Karl! Ja kui te nime peale mõtlete, siis see on nagu Honed ja Edge. Honedge. Aha, on Edge. Honed tähendab siis tahutud. Või nagu jah, tahutud ongi Honed. Ei, Honed on nagu viimistad, viilitud kenasti teravad. Ja Edge on tera. Kaks Honed Edge, Honedge on see, kuidas ma seda hääldasin, et Edge. Kas ma sain punkti praegu? Sina said punkti. Yes. Sul on 2 punkti. Sul on ka 2 punkti. Tavai. Väga hea. Lähme järgmise olendi juurde. Mavile. Järgmine Mavile. Mavile on humanoidne olend. See ei ole solvav termin. Paljud alati ütlevad, ära ütle talle tema kohta humanoidne. Ta on humanoidne olend, kes tundub olevat rahvusriietes ja kellel on alati suured tuules lehvivad juuksed. Need on tegelikult aga suured hundilõuad, mis su ära söövad, kui sa lähedale lähed. Näeb üks rahvarõivas tegelane tundub olevat kauguses. Aga mis rahvarõivas? Mulgi. Tegelikult see on Jaapani rahva. Jaapani rahva. Siis see on ikkagi tõsi, et ongi Kuklas on teisene suu inimest. Siis on, mis mõttes tõsi, et see on see eelarvamus? Kas te ei ole? Ei. Kas see on päriselt? Või sa lihtsalt tegid piti? Ma tegin next. Okei, ma olin korra nagu, et päris huvitava nagu siukse, no vaata, meil on see, et lätlastel on 6 varvast, kas päriselt on see, et Jaapani inimestel on Kuklas teine suu? Ei, mul tegelikult tuli see Eddie Murphy mingi SNL nali meelde, kus et kellegi emal on Kuklas suu ja iga kord, kui ta naerab, siis ta kael käib nagu. Mingi idioot. Võib-olla mul on valesti meeles ka see nali, kui Kristel seda näeb, siis ta on full vihane mu peal, siis ta koodib mulle seda väga tihti. Ja ma tõenäoliselt butšerdasin selle. Selle mõte, kas ta naerab ka niimoodi? Kas selle pärast ongi, et sa arvad, et ta koodib niimoodi, tal on sama naer? Nii. Nagu te näete, see mäng on väga intensiivne. Mavile.
kurat, see nüüd on kindlalt müüt. ma ei pakugi muud. See on väga tugev taktika. Ei, oota, samas Pokemon, kust see üldse alguse sai, Pokemon, kas see oli mingi, millal see nagu populaarsed, mingid kaardid või sai Jaapanis populaarsed. mingi multikas oli enne või no tegelikult mäng ja kaardid. Et oli, kogumiskaardid tulid, on ju, aga tegelikult mäng oli selle kogumismängud olid Nintendo peal. Siis ma arvan Pokemonist, et siis on hea, siis on lühem nimi, saab kaardile panna paremini kirja seda. Okei, see on kogu see loogika. Lühike nimi. No, et siis säästad nagu inki. See on väga hea loogika ju. Vaata, me ei ole üheski osas kunagi selle poole pealt neid asju vaadata. Tema vaatab alati produktsiooni ja need kuldmunastused seal seina peal, mida ma praegu näen. How to streamline it, the cheapest. Aga sest... Aga Mavile, jah. Ja pluss see kõlab ka veits siuke, et Mavile. Aga need Jaapani rahvusrõivad siin kuidagi mõjutavad või mitte? Ei, see oli meelest läinud juba. Et on Jaapani rahvusrõivastes olend, kes tundub olevat, aga suured lehvad juuksed lähed lähedal, siis tegid hundilõuad ja sööb ära. Nubagadi. Nubagadi. Ma arvan... See on see õige aktsent, jah. Ma arvan, et see on müüt. Ta arvad, see on müüt. Ja sina arvad, et see on Pokemon. Ja kuidas sa seda Jaapani aktsendiga... Ma teen koos silmadega. See on ainus, kuidas see aktsent sinust välja saab. Või ta on valesti kuidagi lõua juures. See hääl tuleb, et sa tõmbad nagu... See on sinu enda stuudio. Jumal ütleb sulle, et sa ei tohiks seda teha. Nagu annab sulle võimalusi abortida seda. Ja ma toon kõrvaklapid siit diivani alt välja ja siis ma tõmban enda silmad nii juurde. Ei, seda jääb jah. Mul on õnneks teipi kaasas, kui ta... Õige vastus on, see on Pokemon! Mavile. Moo nagu 2 V-ga. Vile, moo on see suur, siis lõuad on moo inglise keeles ja tal on suur lõua. Lõuad on moo ja Saaremaa keeles on moo on minu, nii et ongi lõugadega. Moo lõua. Aga nüüd viimane olend teile. Ma tegin teile lühikese seksmendi, sorry. Väike Freud. Ma olin bussist keelatud, nüüd ma ei tohi enam bussi minna peale seda. Ma kirjutasin valmis bussisõidu ajal, aga mu mõõt kummitas mind bussis. Kummitas mind kummita bussis. Kas sa paned siis nagu kummiga pihku? Ei, kui sa tahad nagu peenut see all. Nojah, see tegelikult ikkagi, see on ju selle raiskamine, jah. Paar euri per pauk. Aga samas see paneks lõpuks mingi väärtuse selle. Või ta lihtsalt tühi fucking shooting blanks lihtsalt. Või sa nagu, kui sa ainult endale asja teed, siis tihti peale standardid langavad. Just. Ja tead, selle juures häiris kõige rohkem see, et siis on põhimõtteliselt selle kuradi lateksi lebraan üleval lihtsalt pärast. Ma mõtlesin, ma hakkasin idea, kas sul on nagu sellised, nagu kasutad seda ühte, vaata. Järjest, kuni täis on. Või siis ikka pahupidi kraani alt läbi. Jah, kuni see kulub nii nagu... See on ju lihtsalt... Ise disintegreerub. At this point see on mahuti lihtsalt. Siis ma võin sama hästi võtta selle suure kollase kummikinda. No, jah. Võidki. Snip. Võidki. Noh, jah. Ma ei näe siin nagu viga selles plaanis. Lähed sinna Bauhausi leti juurde, kas teil XXXXL kindaid ka on? Mul lihtsalt munn ei mahu sinna tavaliselt. Üldse ei viitsi isegi paita. Kas teil on, ma tean, et kind, kas teil on kummikäpikud? Tahate müüki teha või ei? On siin klient. Mul on raha, ma tahan midagi osta. Mida sa oled, näed siin kohkunud välja? Esimest korda küsib keegi seda. Türa, on sul kuradi mis oli kummist käpikud, mis oleks ka tulekindel. Ma tahan fucking Vesuvi ääre peal pihku panna. Ja midagi, mida perse ka pista.
sina oled siin töötanud, sina tead soovitada. No meil otseselt kummikindaid ei ole, aga meil on niisugune grillkomplekt, kus on nagu tulekindel käe see kinnas ja siis ühtlasi, ma ei tea, pane need tangid persend. Võta. Nüüd. Sa oled juba müünud, lõpeta müümine. Mul on firmaga. Või firmakaart ka. Lähme, aidake mul see autost. Võtaks Bauhofi kliendikaardiga, vormistame selle ära. Ma tulen siia kindlasti veel. Ja kliendikaart mu peas oli see kinkekaart. Ja ma tegelikult sõbrale, ma tean, mida ta tahab osta. Aga ma ei taha talle ise seda osta. Ja siis ma annan talle kinkekaardi. No siis see 350 on 50 paneks kinkekaardi. Okei, nii. Viimane oled. Viimane oled on Behejeem. 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 See on mingi laul. Behejeem. Ei, ma võin... Võime kõike teha. Behejeem. Ta on 2 E-ga, sellepärast ma saaksid aru, et ma 2 E-d ütlesin. Behejeem. Suur savipotilaadne olend, kes vilgutab põllu kohal tulesid ja suudab inimeste mälestusi muuta ja kustutada. Ta nagu suudab sind siis erinevate põldude asjade peale, sellega, et tuled mingid vilguvad või asjad on ja siis läheb põllu peale, siis sa ei mäleta, kuidas sa sinna said või kuidas sa koju said või miks sul see asi sees on. Nagu sa seal mäe otsas. Vesuvi otsas. Ehk see põõsal. Põõsal. Ühe teise mäe. Üks teine munamäed. Sul juhtub mägede otsas. Sedagi. Ma olin nädal aega kõrgtatardes ja nüüd on seal kuumalaine keegi käi. Tead, ma isegi ei viitsi kuradi lahti siin mõtestada oma mõttekäiku, aga seekord ma arvan, et... Kuna see on viimane, siis sa tahad, et see kiiresti läbi saaks. Ma arvan, et see on Pokemon. Sest et meil on... Okei, ma seletan lahti, meil on 3 müüti ja nüüd siis oleks 2 Pokemon. See tundub siuke hea, mis Karl on... Meil on 2 Pokemoni, 2 müüti. Putsi, okei. Sa tead see? Oi, perse, vaata. Esimesed 2 olid müüdid. Siis oli 2 Pokemoni. Oli jah. Ja nüüd on 5. Teete hetkel... Vittu. No skoorid... Ardal ei ole nii hea, aga... Mul ei ole ilmselt võimalik on ainult viiki tulla. Jaa, on küll, jah. Ma ütlen ikkagi Pokemon. Ütleb Pokemon. Või ma enne ütlesin müüt? Ei, ma ei mäleta enam. No mõtle selle peale, sul on suur asi, mis kuskil põldude kohal on ja tekitab tulesid. Siuke suur, mõni ütleb savinõu, mille moodi savinõu oleks, nagu mingisugune ketas või talrik või midagi sellist, eks ole. Siis põldude kohal tekitab asju, tuled, inimesed lähevad seda vaatama. See on UFO. Ja siis nüüd sa ei mäleta enam asju nii hästi. Ta saab sind kontrollida. Siis on Pokemon. Behejeem on tegelikult, see on selline showbiz trivia, et see oli selle Las Ketchupa see Aserehe B-side, mis ei olnud nagu nii edukas. Täiesti nagu minoorse tooniga oli lihtsalt, kõik oli nii, et Jesus Christ. Aga see... Ülidown ja siukene ja oligi täpselt. Põhine siis... Behejeem. See oli niuke... Aga plaksutada Behejeem. Nagu nii. Okei, ära võib-olla nii... See on väga hea, see on väga hea. Tee seda küll. Aitäh Törlöndi eest. Aitäh selle Törlöndi eest. Anname igapäevast Törlöndi meile. Big Church canceldab saate. Sorry, kas ma ei oleks see Mattiasel oli Urmas Viilma bukitud nagu järgmiseks. Aga see, noh, kui ta kuulasin eelmist Külapoja episoodi. Meie tädi, kes sa oled. Törlöndine. Ei. Hakkas meie isa palvet ümber tegema, aga see on legit blasphemy, mida ma oleks teinud. Oleks reaalselt teinud. Halba. Sorry, sina teadsid Behejeemist. Behejeem. Laul põhineb siis Kastiil ja sellisel rahvalegendil, müütilisest asjast, nüüd see on müüt. Õige vastus on Pokemon.
What? Jaa. Kus Stiilio panid puusalt või? Jah. Muidugi, Okay, ta on koomik. Stand-up koomik, ta oskab improviseerida. Mul teine valik oleks olnud, et öelda Türi. Close call. Ka Stiilio on selline. Siis ma ju võitsin ju. Sa võitsid tõesti, nice. Palju õnne, sa võitsid oma enda Pokemonis podcasti. Hästi sätitud, tegelikult sa panid lihtsalt puusalt praegu panid niimoodi usutavalt, et ma võidaks. Ma teeks kusepausi ja siis jätkame. Siis vahetame tagasi positsioonid, jah? Nüüd tuleme tagasi, siis sa oled Karlil süles. Kas meie jätkame seni või kuidas? Aga võite vabalt. Kui te ei taha isegi ei. Siis võite jätkata. Mul nagu ei ole vaja minna. Mul ka ei ole. Aga ma võib-olla crackin open ühe värskendava purgitäie pissi, milles on just parajalt mulli ja selline mõnus maitse. Ja, see on huvitav, et Mattis mõtles nagu, et 2 inimest jäävad koos stuudiost, et äkki nad ei suuda nagu rääkida üksteisega. Nad ei ole varem podcasti teinud. Ja joo tema valgujooke ära. Tal on liiga palju neid külmkapis. Ta pani selle ülikaugele endast. Ta juba jõi selle ära. Seal jah. Laktoosivaba No laktoos jah, tegelikult põhjustab palju põletikku kehas. Okei. Tegelikult küll ma tean, et öeldi, et piimatooteid nagu väga, kui sul on kõri nagu külmetus või see kõrihaige, et siis ei tohiks väga palju piimatooteid juua isegi vist. Et kuigi me elame siin Põhja-Euroopas, vaata, kus ajalooliselt on laktoosi nagu taluvus olnud hea. Aga jah, suur osa maailma inimestest on laktoosi talumatud. Ja tegelikult meil vist ka nagu, see võib ka juhtuda, et nagu mida vanemaks saad, siis see võib tekkida. Ja see on ka see, et kui sa tarbidki vähem laktoosiga tooteid, et siis sul tõenäosus, et sul see talumatus tekib, on ju. See on nagu iga asjaga, et kui sa mingi hetk jätad ka nagu alkoholi joomise vahele, vaata, siis pärast tolerants ka. Ma arvan, võib-olla see on neil nagu selline safe bet, vaata, et kes joob seda proteiinivärki, no mingi jõuksi vend, vaata. Ja et nagu siis, teeme juba igaks juhuks, et ei ole laktoosi, sest äkki mingi jõuksi vend, kes on laktoosi talumatus, paneb enne trenni, vaata, terve selle ära ja siis squatib ja lihtsalt bännitud MyFitnessist. Mind tullakse kohe välja viskama. Uue selle laktoosivaba. Palju sa neid päevas umbes jood ka? See on ainult üks või? Ma vaatan, sa võtsid uue selle valgujoogi endale. Ei, ma veel väikse shoti veel tegelikult ise hullem kui Miikal juba. No ju siis. See oli väga niuke selline tummfilmilik. Kõik saavad lihtsalt kehakeelest aru, mis toimub. Täpselt. Yeah! No yeah. Back to the truth. Edu kokkulõikamise. Sa ei taha teada, mis me vahepeal siin rääkime. Pljääd. Oota, aga lähme korraks tagasi külapoe juurde. Te kindlasti olete ise selle sitta auguni rääkinud sellest ja võib-olla mulle ka rääkinud, aga kui nad olete mulle selle Glen Moret kogu aeg sisse söönud. Samal ajal, kui ma teil külas olen ja mul on niikuinii sitt mälu, siis küsimus, mis tekiks kohe, kui inimene hakkab külapoodi kuulama, on see, et kus esimene osa on? Kus esimesed 5 osa tegelikult vist on puudu. Ma vaatasin, Spotis on teisest alates olemas. Spotify's. Ei teisest on alates, okei. Seal on paar tükki alguse poole puudu veel, mingisugused mõned. Sest külapood ise algkoosseisus oli Karl-Laari Varma, Sander Õigus, Miikal Meemaa. Ja me lindistasime ilma kaamerateta pikalt sellises kohas, nagu oli Ken Raadio. Just, see on see trepi all kuskil. Ja, see on Genelistide klubis Tartus toimub, oli Ken Raadio ja selle raames 53 minutit pidi episoodi pikkus täpselt olema iga kord. Tähendud, siis oli muusikat vahepeal, pidi laskma natukene
nagu raadio. See oli nagu raadio. Tartu kogukondade raadio. Kogukondade raadio, täpselt. Tavai. Ja käisime seal lindistamas, aga esimene episood oli selline nagu proovi episood tegelikult, kus me lihtsalt rääkisime, kes me oleme, enam-vähem niimoodi, ja meil oli 4 tüüp, kes oli siis see kohalik põhimõtteliselt valvur meile pandud peale, kes oli seal juures ja nagu veider oli, vaata, et et kõigil oli väga off-beat ja seal ei olnud midagi põnevat ega nagu, see oli kõige DDR põhimõtteliselt siukene. Tavai. Ja siis ma lihtsalt võtsin ta lõpuks maha ära, sest seal ei olnud nagu midagi, mitte midagi, see ei olnud isegi. Aga kui palju siis aega oli mööda läinud? Nagu kus sa võtsid 3 aastat hiljem maha või? See oli kohe praktiliselt, seda praktiliselt ei eksisteeringi, kui võimalik, ta läks esimese episoodi laivis läks ära, aga ta oli põhimõtteliselt test, nagu piloot. Ja, okei. Tavai, sest kui ma hakkasin lihtsalt mõtlema, kui hakata kõiki osi ja enda asju, kus ma olen soolos siin jauranud lihtsalt Pommelliga COVID ajal, et kui hakata neid kriitiliselt üle vaatama, siis mul oleks enamus kataloogi maha võetud. Siis ma olen, mis on veel maha võetud, kui mõtlete, mis seal on võetud maha, siis need on paar Eurovisiooni episoodi on maha võetud. Copyrighti pärast. Ma ei pannud kohe ülessegi, sest see oli see, et me need live kuulamised, siis võis nagu seda, me saime selles mõttes teha, et mul olid nagu, talle meil raadioluba mul lugudele olemas. Kui ma lasin nagu eraldi loo, see aeg mitte ei lasknud otse laivis seda nagu ülekandelugu, vaid ma lasin loo ja siis sai kuulata samal ajal ja mis iganes rääkida. See oli nagu okei. Aga pärast üles lihtsalt ei saanud seda panna ja siis oli paar episoodi sellist, mis oli open mic'idest ka tegime, kus me lasime materjali asju ka ülesse ja see oli niisugune stand-upi algus ajad ikkagi, et see oli selline katsetusfaas kogu podcasti ja siis mul on paar episoodi, kus külalised palusid, et võtke maha. Üks spetsiifiline külaline. Ütle palun, ma tean, et sa ei saa, aga ütle palun. Ma ütlen sulle pärast seda, kui sa enam ei salvesta. Tavai. Mattias, see olid sina. Ma olen full meelest läinud, ma olen ammu käinud mitu korda külas. Ja ma olen kuulanud need läbi kriitilise pilguga ja ma tean, mis asjad on. Sest ma tegin kohe alguses selle otsuse ära, et kui keegi ütleb midagi, mis ma tean, et see on nagu see ei ole vaja. Siis ma panin kas piiksu peale või midagi sellist, et kui see on legaalne probleem, siis see on nagu, ma panen selle piiksu sinna peale. Ma võtsin selle Saaremaa osa, mis ma tegin Saaremaal, salvestasin poistega järjest. Seal Dan rääkis ka mingi loo ära, kus ma olin nii, et kas keegi võib tulla küsitlema teda pärast selle asjus, siis ma võtan lihtsalt välja. Jah, täpselt. Et kui sellised asjad, siis ma olen ka nagu, ma olen teinud selle otsuse, et lõpuks ikkagi see podcast, mis sa välja paned, on nagu sinu valik, mis sa sinna eetrisse paned ja kõigil on lihtsam. Ja, ma olen ka selles osas niimoodi, et kui ma kuulen midagigi, siis mul muud varianti ei ole, mul ei ole paberit siin, ma saaks siia kirjutada, seal mul läheb meelest ära, siis ma teen lihtsalt pildi, mul seal näitab nagu umbes ajakoodi. Siis ma olen reaalselt lihtsalt nii, et see läheb välja, ma teen pildile, et jääks meelde lihtsalt kust välja lõigata, sest see on, vahel on see, et salvestad ära ja montima hakkad mingi nädal hiljem ja siis on täiesti nagu pohhu, lased kõik üles, vaatad alguse ära, lõpu ära, pohhui. Mina kuulan kõik läbi iga kord. On jah? No see on hea märk. See on hea lähenemine. Andres Jääger-Võhker rääkis, et ta kuulab ka üle ja kui on isegi läheb välja, ta kuulab veel üle. Mul on nagu veits see, et loodan, et keegi ei öelnud midagi, mingi törlönt ei rääkinud või midagi. Keegi on mingit törlöndi. See tuleb huvitav, jah. Kui palju sa törlöndid sisse jätad. Kõik. Iga kord, kui paned upload, siis Sest kui ma eeldan, et kõik inimesed läksid ja kuulasid ka selle Külapoe episoodi ära, mis enne välja tuli. Seal oli ka alguses, kus ma mõtlesin, et kas ma jätan asja ülesse või, sest me rääkisime pikalt ühest nekrofiilsest pildist, mis mulle saadeti. Jah, just. Mis mind väga häiris. Aga mitte piisavalt. Ei, pikk trauma, ma avasin ennast teie ees. Ta on ikka su sõber. No tegelikult me ei suhtle. Käid haual? Ei, tema on üks vähesed, kes elus veel on. Aga vist. Aga jah, ma lihtsalt nagu viskasin ta bussi jälle selles mõttes. Jah, muidugi, pohhui. Kurat, elama peab, Aga me ei suhtle teistel põhjustel, elu läks lahku.
ja meil on see eelis, et me saame öelda, et see on huumori podcast, ka me lihtsalt riffime, mis asja ja mängi kaasa ja siis, kui ta ütleb, tule nemad ei tea, tehadki jälle, ütleb ka nali oli, chill ja siis tüüp tööst ilma. Ma tahan lihtsalt öelda, et see Törlöndi asi ei olnud nali. Jah, see ei olnud. Kui me ühte tõsist asja siin räägime. Jah, see on päris. Et populariseerime Törlöndi kui Squirti. Hoiame eesti keele puhta. Squirt on tegelikult Törlönd. Thumbnail on olemas. Squirt on Törlönd. Ma teengi, et kui ma share'in, siis sinu suust tuleb see jutumulj. Ei no sa said praegu lause, sa saad ees klipi. Squirt. Sa saad seal laua taga see change my mind. Squirt on Törlönd. Nüüd sa saad editida, kus ma olen. Ei kuti, me kõik rääkisime, et Squirt on Törlönd. Te olite minuga nõus, et Squirt on Törlönd. Pea kapotile. Nemad ka, me kõik teadsime, et nüüdsest peale, vaata mulle otsa. Squirt on Törlönd. Ja see on mägi, millel ma suren. We got him. Sa panid soundclipist, mitte see rekordid ära, aga vahepeal ükskõik mis episood. Squirt on Törlönd. Squirt. Me peame tegema selle uue intro loo sulle. Squirt on Törlönd. Squirt on Törlöndi päev. See on 10 bänger. Squirt on Törlönd. Siit on nööp lahti lennata. Ja see läheb rohkem paista. Iga kord, kui ma Törlönti ütlen selle blüpp. Lähebki Törlönti täis lihtsalt. Aga võib-olla mul ongi kuse asemel Törlönt künarnukis. Skaudi Törlönt. Skaudi Törlönt. Ma kuulsin Skaudi Törlönt. Mis Skautsaaner, vaata, mingi Skaudi Törlönt, mida sa... See on eriti perverst. Skaudi Törlönt. Sellise noore skaudipoisi. Jah, noore skaudipoisi Törlönti täis sokk. Emme issi, kuhu laagrisse ma siis see suvel lähen? Törlöndi laagrisse. Törlöndi malevat. Sa lähed Törlönti korjama nagu minu isa ja tema isa enne teda ja tema isa enne teda. Me oleme Törlöndi perekond. Törlöndi. Kõmsi staadioni Törlöndi päevad. 2026 tulge. Abrukalaad Törlöndiseks. Kuskil on, aga ei, siis kui rahvas, nagu Eesti rahvas, lõpuks saab aru, et Squirt on Törlönd, siis varsti on vestlused, kuidas sa teadsid, et issi, kuidas sa teadsid, et see emmet armastab? Nüüd ükskord ta hakkas räigelt Törlöntima. Kui sul on ikka nägu võõra naise Törlönti täis, siis ta ei ole enam võõrast naine. Siis ta on sinu oma. Ta on läbi ja lõhki sinu oma. Läbi Törlöndi saime me üheks. Läbi tihkema ja vedelema. Consummate the marriage through Törlönd. Konsumee. Sest konsumee on ju tegelikult see toidu asi ju. Konsumee, vist. See on ju õlis või rasvas, lihtsalt kui sa midagi vahustad rasva sisse, see on ju konsumee või ei ole või? Konfee on eesti keeles vist. Konfee Törlönd. Noh, liigume siit edasi. Pane lihtsalt kinni, ma arvan, et nüüd on see, et... Paneme lihtsalt kinni. Aga ei, vaikselt tõmbame otsi kokku, aga lõpetaks lõbusamad. Ei, me ei lähe siit kunagi ära, meil on nii vahvad Törlöndi jutud. Aga eile oli see, et... Kas Puffis saab ennustada mitu protsenti, kusest on Törlönd? Ma arvan, et kui ma teen õige kõne ja ma pitchin seda piisavalt hästi. Me teeme Alexela laval Törlöndi festival. No nemad on veidi viisakam. Aga see, oota, mis see oli? Eile oli see, et ma läksin võtma, Mikil palusin Pärnus tellida kohvi mulle täpselt enne, kui hakkas paus. Ja siis Mikkel läks sinna ja pausi ajal ma läksin sinna noorusmaja, ühelt poolt saab sinna ette, teiselt poolt ei saa, siis ma läksin sinna poole, kus teiselt poolt ei saa, sinna aia taha, et Mikki, kas sa saad mulle kohvi tuua? Tõi mulle sinna, lahe, mul on sellest mingi video ka.
ja siis tuli üks poiss tuli juurde, et hei, kas pilti saaks teha. Ja siis ma olin nii, et et tavaliselt, et aika ja teeme lihtsalt kiirelt ära, tee selfie, et ma jään siia. Mikki oli ka seal ja siis see tüüp andis telefoni minu kätte. Ja siis ma olin nii, et Mikal on nagu tavaliselt ta naerab suht julgelt ebamugavas olukorras, aga siis tal oli ka nii, et see oli nagu päriselt ebamugav. Ja ta oli nagu nüüd... Ja siis ma tegin neist pildi ära ja ma tegin nii, et ma tahtsingi hästi lahedaid pilte teha. See oli just laval olnud. Just. Ja siis ma olin nagu, hei, teen siit, siis ma ütlesin, ma panen teid vangi ka, tegin läbi nagu traataia, lahe vannivärk ja siis Mikki tegi selle ulatas väikse sõrme, ütles, et kas ma teen sinuga nii, et Mattias on ka pildi peal ja siis tüüp oli jaa. Ja siis ma olin kohvitass käes teisel pool aeda. Mingi väike tüüp oli juures. Nagu mine peal. Lihtsalt türa küll. Umbes sama nagu need kuradi. Ma ei tea. Need on need asjad, vaata, mis meil on, et kuidas su tööpäev oli. Ja sul on mingi halb ja sa oled nagu, see üks laps. See üks. Ei, see on jälle mõjub nii ülbe asjana, aga lihtsalt vahel tuleb nii ootamata. Eriti kui ma olen just öelnud, et nüüd on paus ja tulnud otse sinna taha ja... Aga äkki ta oligi rohkem ussikate fänn nagu, et sain Next Best Thing, et Harit ei olnud ja sain Next Best Thingi ja siis vaatas, et türa Mattias on ka, ma teen sellega. Tal oli see särk sellest ussikat teema ju. Tõenäoliselt jah, sest mul pohmelipäeva märtsi pole. Aga see põhimõtteliselt sama lähed mingi, ma ei tea, sõprusgängiga lähed kuskile mingi eriti lahe jahipidu nagu kuskil baalil olete rentinud kauma peale ja siis keegi ütleb, teeme grupi pindi ja siis sulle antakse telefon. Siuke sama tunne nagu. Siis sa teed niimoodi. Just, tee üks ilma, teisel pool on parem kaamera, et see selfie cam on siuke udune. Saad äkki sellega teha? Nad teavad lihtsalt, sa oled see pädev vend selle kaamera. Sa võtad mingi kuradi nurkasid, paned mingi, lähed settingutesse, vaatad, teed, et mingi üliilus on ja kõik see. Kui meil oli vaja hea promopilt teha, siis sina said kaamera enda kätte. Minu statiiv, aga sinu kaamera. Ja see ei ole metafoor. Sinu püstine statiiv ja minu kaamera. No see läks suuremaks. See tundus väike alguses. Ja kui sa sealt alt poolt teed niimoodi. Ja vaata, kui sa nagu tõmbasid välja. Ja, just. Siis see oli ikka päris. Ja, see on niisugune grower. Ja, täpselt teed niimoodi. Ja, seda näpp ja... Ühe käega seda isegi päris ei saa. No. Aga me peame sulle tegema mürtsi. Ja, ma mõtlesin, kui tegelikult on kanal juba olemas, üks koht on väga hea. Kus juures, hea, et sa mainid. toofast.ee/piss. Sealt saad piss mürtsi. See on niisugune koht, mis teeb nagu kvaliteetselt, kiirelt ja igast suuruseid värke. Ja tegelikult ma saaks pohmelipäeva mürtsi ka nendega teha. Suurult, kus on törlent kirjas ja siis ikka nagu tilguks. Kuule, jaa, muidugi pohhui see, et pohmelipäev on kirjas ja mingi minu nägu või midagi, lihtsalt ainult koodid. See on ju põhiasi, mis mingid YouTuberid ka teevad. See ei pea olema enda asi kirjas. Täpselt. Aga jaa, kui ma juba mainisin mingi toofast.ee/piss, sealt saate piss mürtsi, mul on särk seljas, pusa on mul ka, nüüd sa varsti pusasid ka. Väga head asjad on. Pusad on head, need mulle meeldivad, kui mürts on pusa. On pusa, jah. Ja meil on tikitud. Siin on siuke print. See on siuke basic. Kas on oversize pusad või? Pusa on nagu mingi vanaema poolt niimoodi tikitud armastusega, see piss on sinna peale. Kõik logod on valed veits. Tee joonise järgi! Seda küll. Ma mõtlesin, läks off. Ma olen 2 aastat pime. Off-script on siin piss. Täna sa kirjutasid siit. Ma teadsin, et see oli üks neist. See ei olnud diil. Oversize pusad. Tead, ma ei teagi, mis see lõige on. Vist ei ole, sest et see, mis mul seljas on XL ja ta on suhteliselt siuke regular. Aga mulle endale ka meeldib oversize. Et ma tegelikult uuriks, kas neil on variante veel. Sest ma tahaks teha ka halli, mis on nagu seda halli selles toonis ja see on ju must. Aga sest et mul endal on veits üle visanud see, et nagu tegelikult see on ju siuke. Ja siis must särk, valge logo, must pusa, valge logo. Aga kõik statistika ütleb, et inimesed neid tahavadki. Tõsi, aga tee siuke kollane. Hele kollane. Kollane ja siis väike valge. Törlent, just täpselt. Ja keegi... Kuule, ma teen selle ära, sest see on nii lihtne teha. Õige font vaja ainult valida. Aga siit jäigi kõlama
külapoe. See on siis meie saaga teine osa sai siin sujuvalt läbi. Mis episoodi number see on? 159. Teil on mingi 200. Toon 294 vist. Jesus Christ, noh. Ma pean hakkama ka tihemini tegema. Ei, tead, me oleme teinud kaua, aga mitte tihti. Meil oli vahepeal aastane paus peaaegu ja meil on olnud veel mingi pooleaastase pause varem ka. Aga SA oli teil, ma vaatan 2018 vist. Vaatan uuesti. Äkki, ja oli küll. Märts 2015. Jah, 2015, sest on see, ma pidin üles panema, kui Ken raadio serverite said üle läksid ja kui me üldse hakkasime mujale panema, YouTube'id asjad on ka, et no sinul näeb ka kenasti YouTube'ist ju. Sa oled, kas sa alustasid ainult heliga või läksid kohe oli videoga? Ainult heli oli esimesed 27 osa vist, ei 40. Täna ma ei tea ka, ma igatahes mingi hetk hakkasin videoga tegema, aga selle video panin Patreoni millegi pärast. Mõtlesin, et inimesed tahavad maksta selle eest, et mul larfi näha. Väga palju ei tahtnud. Ütleme nii, et väga palju ei tahtnud. Sest et ma mõtlesin, see angle oleks see, et nagu mul on nagu audio järgi on mul haige pohmell nagu. Mõni isegi ütles, et türa see lõhn tuleb läbi, kõrvakahtide läbi. Et nagu sa kujutasid inimesed ette, mis parmu haisset oli. Tere, mina olen onu Karl. Ja siis ma mõtlesin, et äkki nagu trueheadid väga tahavad näha, milline ma olen. Siis kui putsis. Ja siis tegelikult on see, et on nagu ülifresh, vaata ülikonnas lihtsalt väikene prank. Lihtsalt acting, exercise. Aga ei, ütleme nii, et Patreon väga käima ei läinud ja kõik, kes on Patreonid, ma olen sinna pannud postituse juba, et ma rohkem sinna ei jaga neid mingisuguseid ad-free linke isegi, et canceldage ise ära, ma panen selle väikselt kokku, aga ma saadan kõigile ühe ilusa tekstifaili, kus on olemas need lingid, mille eest nad kunagi on maksnud, et siis neil on see olemas, seivige see ära ja siis rohkem ei tee. Saada kõigile Törlendi särk. Törlendi särk ka teile. Tavai, ära rääkis. Kes sul esimene külaline oli, mäletad? Kristel oli, sest me COVID ajal tegime, nagu mingi 5. osa juba tegime koos Kristeliga tegelikult. Ja siis, aga nagu külaline oli Kaarel Nõmmik, sest ma mõtlesin, et ma rääkisin talle vist ka, et ma tegelikult ilmselgelt mõtlesin, võtaks mingi Ari või Janni ja siis mõtlesin, et tegelikult peaks vist sõbra võtma esimese. Ma ütlesin talle välja ka selle ja siis kutsusin. Et ma alguses tahtsin nagu kedagi suuremat nagu. Ja siis võtsin sinu. Sa kutsud oma sõbrad nii kiiresti podcasti. Kõigest 95 külaline. Et selles mõttes õnneks. Noh, tead. Ei, ma saan aru, parimal sõbral ja kolleegil on juhu kolleegil on vahe see. Kas ma siit leian nüüd üles, kas ma saan, ei. Kui sa paned mingi pum, siis ma tunnen, siis me vahetame ära. Kohad jälle. Kas mul on outrolugu ka siin? Ei ole enam. Siis ma ei saa outrolugu panna. Siis on lihtsalt see, et... Sa arvad, et ma lasen sul lõpetada või? No näita. Kui sa arvasid, et mul on ainult 5 puuti või Pokemon, Hardo läheb ise ära. Ja siin välismaa nagu Ameerika podcastides tihti ongi see, et lõpp ongi see, kus nad lähevad lihtsalt kaklema ja lauad lendavad ja asjad. Mul on need testid, me tegime testid alguses tavaliselt, kui testid tulevad, testitulemused, siis on see, kus kaklus tuleb. Aga sul oli kohe mingisugune, ei mul on podagra, ei sul. Mul on podagra, no ilmselgelt on sul. Hei, kas on vahepeal punasemaks ka läinud? No vaatame, ega siin hapnikku väga ei ole siin toas, et jah, on läinud jah. Nüüd on juba näha jah. On näha jah. Ma võin öelda, et valusam on ka. See on see... Vaata, kui ma teen, kas jääb valge jutt ka või? Jah, sest see on nii tihe ja ma vist oleks pidanud ütlema, et see on tegelikult see eksperimentaalpatch, siin on kofeiiniga pissida. 2 purki sisse kalland. Aga see on tegelikult oleks päris hea selle pärast, sest siis ajabki päriselt pissile. Jah, meil on see mingi energy piss mõte on kindlalt olemas. Energy piss. No, caffeinated piss. Ei, ma saan aru, selles mõttes, jah. Paugupiss või no mingi siuke... Kui sa tahaksid teada, siis tegelikult meil on üks külapoo episood tehtud, kus me pakkusime sulle lihtsalt, reaalselt, kui terve episood on 1,5 tundi, kus me pakume sulle erinevaid toote-nimetusi, erinevaid tooteid. Samas liinis. Ja seda küll, jah. Lihtsalt puhast kulda. 1,5 tundi. Üks parem kui teine. Ma ei mäleta, kas see oli, mis selle täpselt... Ükski ei ole väga hea, aga üks on parem kui teine. Ja siis üks on veel marginaalselt parem. See on olnud, see on tehtud ja see eksisteerib. See on mingisugune... See ei olnud mitte mädarõigas, aga sinna kanti.
see üks episood oli Mäda rõigas lihtsalt, ma mäletan. Siis me rääkisime samamoodi, kui nagu törlönt kõlab halvasti. Siis on Mäda rõigas, vaata. Keegi oli see, sul on lihtsalt rõigas, aga sa oled nagu, et see ei ole piisavalt rõve. Paneme sõna Mäda ette. Jah, Mäda, okei. Aga see hakkas sellest, see oli Jobi jogurt. Oli kunagi päriselt, või see Jobi kohuke oli Lätis. Ja siis me olime nagu, et mis... Jobi kohuke. Oli küll, jah. Ma otsin kohe, ma võtan YouTube stuudio lahti, ma otsin kogemata takso hoopis. Ma hakkan juba ära mine. Kohe vaatame sulle, mis meil siin content on. Mis meil content... Ma juba teen e-mail-on. Äkki see oli... Ei olnud Mäda rõigas... Tootearendus. On episoodi nimetus 276. Tund 21 ja seal on jah kogu aeg me lihtsalt kuulame nagu räägime sulle ideid. Tootearendus, davai. Jätan selle meelde. Oota, ma tahtsin... Me ei ole sõbrad, kui ta kuulab seda. Me kämblisime tegelikult selle peale, et ta ei saa sellest kunagi teada. Unusta kõik, mis ma just ütlen. Ei tohi kuulata. Ma kuulame kõik ära. Geopokk on sulle peale. Siia nüüd tekib hyperlinks ja peale. Aga meie Ardo ja Karli ja Rogeri ja Tänni ja Sandri ja Miikali ja minaga oleme alates jälle, meil veel suvetuur käib, viimane lisakate suts, see loodetavasti ilmus see osa, kui sa seda kuulad 11, sest ma olen kogu asja selle peale üles ehitanud, et see ilmub 11 august. Seega homme, 12 august oleme me Tallinnas, see on juba välja müüdud, aga võid öelda, et lahe. See kirjutajad tuus, et ei saa tulla. 13. neljapäeval oleme Viljandis, sinna veel mahub. 14 oleme Tartus, 2 show'd järjest, seal on ka vist juba tihke veits. Hilisemale on veel saada, see mis kell 9 hakkab. Ja kui arvad, miks Karl nii hästi detaile teab, tema on meil ka peakorraldaja, võib niimoodi öelda. Wow. Ja... Keegi oli nii ilusti mulle veel. Peakorraldaja. Ja siis probleemne. mitte probleemne, aga lihtsalt väike süke väljakutsejate ees me kunagi ei peatu, aga samas me selgitasime alguses ära, Valikäär isegi ei morjenda meid, tehke pikk, mõnus laupäev omale, hakake soojendusjooke tegema juba Uku-Aru musamajas, sest seal pole kindlalt mingi pidu lõppenud mingi draamaga, et kuskil on ikkagi auväärt Arvo Pärdi hoone. See on Arvo Pärdi nimeline. Nii et sa ei saa seal nagu üle juua ennast. Jammi kontsert näitas, et saab väga hästi. Ei, ainus milleks sa saad ennast seal juua Challenge accepted. On legendiks. Sa jood ennast Pärdikuks. Arvo Pärdikud. Tema followerid on kõik Pärdikud. True head Pärdikud. Jah, igatahes väike, kui on Rakveres sõpru või kui oled plaaninud minna Nublut vaatama ja kuulama sadut, siis tule enne läbi ka Uku-Arust. Sest ainuke show Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal. Just. Me ei lähe Ida-Virumaale, et tulge teie Lääne-Virumaale. Just. Ja kui te tahate muuta autobiograafiat kuumadar lenti näkku, siis öelge mulle ja ma hakkan kirjutama. Ja palun võtke ühendus, kui te tahate mulle lihtsalt kuumadar lenti näkku panna. Ma olen vaba ja vaba. Kõik Törlöndi hanked palun saatke. Törlönt@huumorillubi.ee Tahate veits podagrast Törlönti. See ei mõjuta seda mitte kuidagi muuses. See on puhas. Seal ei ole neid kristalle sees. Puhas ja potentne. Kõlab usutavalt. Kuldsed sõnad. Aitäh, külapood. Ja tehtud. Aitäh, et kutsusid. Ja ma vabandan kogu Törlendi ees. See on mul tihti vabandus, ma vabandan kogu Törlendi ees. Ma viin ise linad pessa.